Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti, kus me räägime väga ägedate saatekülalistega väga kihvtidel teemadel. Näiteks vanemluste telgitagustest, lapsevanemaks olemisest, paarisuhtest, kuidas lastega lähedasemaga suhted luua, ehk siis kõigest sellest, mis on tegelikult päriselt oluline. Ja meie podcastile on oma toetav õla alla pannud ka T1 keskus ja T1 keskusest leiab väga palju ägedat tegevust tervele perele. Näiteks paar nädalat tagasi käisin just squash'i mängimas ja eile käisin ronimisministeeriumis ronimas. Nii et soovitan kõigile väga tulla ja uudistada, et mis see T1 pakub. Nii et aitäh T1-le. Ja see pole veel kõik. See pole üldse kõik. Nagu vana hea teleturu reklaam ikka. Olge ikka täitsa nunnud ja käige ka papsid.ee lehel. Seepärast, et meil on seal väga vahvad koolitused üleval, et kus me nagu süvitsi läheme siis lapsevanemluse ja suhetega. Ja kutsuge meid külla, et kui ise koolitusele jõua, siis kutsuge meid külla, et me teeme väga vahvaid koolitusi ka ettevõtetes. Ja ka erinevates kollektiivides, nii et kindlasti kutsuge külla. Aga lähme vaikselt tänase saate juurde, sellepärast, et tänane saade tuleb igatpidi väga eriline. Ja meie tänane stuudiokülaline, siis ütleme, kes meiega koos stuudios on Pailentsi asutaja, värske isa, väga värske, isegi verivärske isa, kelle isaks saamise lugu on juba ise täiega väärt jagamist ja ma loodan väga, et ka siin saates seda saame teha. Meil on külas Mihkel. Ära seda unusta veel. Ja väga kogenud podcaster. Väga kogenud podcaster. Meil on külas Mihkel Vetemaa. Mihkel Vetemaa! Tervitus! Tšau! Nii, esimene küsimus sulle. Millest me alustame siis? Alustame lapsepõlvest? Mihkel, räägi oma lapsepõlvest. Mehed. Vaadake, mina olen Mihkel Vetemaa. Ma olen mingi 4, 5, 6, 7 aastat podcastidel. Mina küsin küsimusi. Et teeks ikkagi niimoodi, et nagu ma küsin teilt asju, mitte te ei küsi mult. Ma see vastamises ei ole nagu Mihkel, ma olen rohkem küsimise peale. Et tuleb siuke saada siis. Küsiks hoopis, kuidas nagu teil need asjad käivad, et kas te mehed teete nii, nagu te räägite või te ainult räägite siin? Ja. Sa paned meid nagu proovile siis või? Jah, Tavai, täna niimoodi. Bring it on, anna tuld. Teeme siis täna sellise saate. Tundub nii, et siis saatekülalised on hoopis papsid. Ja Mihkel Vetemaa take over võtab üle papside podcasti. Lahe. Väga lahe. Aga nali naljaks tõesti, ülivinge on olla siin ja mul on hea meel, et te kutsusite täna mind just seda väga väärt ja tähtsat rolli vedama, ehk siis intervjueerid just teid, et te olete siin nüüd peaaegu terve hooaja, teie hooaeg on lõppemas esimene papsid.ee hooaeg ja te olete toonud Eesti isadele, emadele, peredele siia ette nii palju väärtuslikke inimesi rääkima oma lugusid ning ka õpetama, kes on õpetamise peale siis professionaalid, et kuidas seda pereelu üldse paremini teha nii vanema, partneri ja võib-olla ka lapse silmade kaudu. Ja mul on hästi suur au olla ka teie mõlema sõber. Me oleme sõppad ja ma olen ju teie nii-öelda, kas just teekond, aga teie viimaste aastate nagu väljakutseid, katsumusi kõiki kõrvalt näinud ja te olete alati mõlemad olnud väga suured eeskujud mulle just isadena, et see on nagu päris fenomenaalne, kui tõsiselt te võtate seda isa asja ja mitte tõsiselt selles mõttes, et teete kramplikult kodus, ma olen nüüd väga hea isa, vaid et see on teile südames oluline olla olemas ja proovida teha kogu aeg paremini, nii et ma tahaks väga-väga teada täna siis selles saates, kuidas see kõik on läinud teil. Väga ilus sissejuhatus. Aitäh sulle selle eest. Ma selle peale võtan lonksu kohvi. Ja ülivinge on olla jälle podcasti stuudios, ehk ma pean ikkagi mainima, kindlasti paljud teist on ja kes ei ole kuulnud mõnda täitsa pekis saadet, siis tõesti olen seda ju vedanud koos Katriniga, minu parima sõbraga. Mul läheb kogu aeg sassi mitu aega, ma tegin peaaegu 6 vist ja nüüd me ei ole juba mingi aasta, poolteist enam täitsa pekis saadet teinud ja ma olen nii hullult igatsenud rääkimist mikrofoniga podcastis ja ülilahe on ka see, et teie papside podcast on ühes kõige šefimas stuudios, kus ma olnud olen, et ma paar korda veel elus on võimalust nii šefi stuudios teha. Nii et tänan jälle see võimalus, aga see selleks, täna me ei tulnud siia selleks, et minust rääkida. Taaskord küsin mina. Ma siin enne kodus nagu mõtlesin pikalt, et kuidas nagu hakata pihta, et kas minna kohe lapsepõlve või küsida nagu mõned küsimused, et suu soojaks saada. Ja
nagu viskan mõned sellised kiired küsimused teile, kus ma tahan, et te väga pikalt ei mõtle, ütlete seda, mis sülg suu toob ja ma saan natuke siis ükse koordinatsioonid pihta, mis mehed te siin siis olete. Esimene küsimus. Mida on kõige parem koristada, kas kaka, piss või okse? Mis sul lemmik on, Krista? Ei no sellest iga kell pissnud. Mis see küsimus on nagu? Selles suhtes, et iga kell nagu... Oleneb olukorrast. Mul on pott ikka on ümber läinud, eriti praegu ka. On seal väikse poti peal, eks ju, tõuseb püsti ja siis see pott nagu kleebib ennast nagu sinna reite külge kinni ja siis see pott tõuseb püsti koos lapsega ja siis jääb teistpidi. No mina võin seda öelda, et kui sa niimoodi küsid, siis tegelikult, kui sul on rohkem lapsi, siis kaka koristamine on alati ägedam. Sest see on nagu terve pere on nagu sellega kuidagi seotud ja see on nagu nii naljakas. See on ühistegevus ja keegi on ennast kuskil täis lastnud või pool peldikut on täis ja siis on nagu, see loob nagu uue mingisuguse konkreetselt, see on otseses mõttes värskuse. Selge pilt, lähme edasi. Nii, siin kohe nüüd järgmine küsimus. Mis on kõige loomingulisem vale, mis te oma lapsele olete öelnud, et panna teda midagi tegema? Meenub sulle midagi? Kõige loomingulisem vale. Mul on iga kord, kui ma teen, ma olnud küll, mul praegu kohe äkki jutusest tuleb, aga iga kord, kui mul on olnud see, et ma olen nagu, tean, et ma valetan, ma olen tundnud ennast kuidagi, natuke kehvasti nagu. Ja siis ma olen ikkagi iga kord olen mõelnud korra, kas on nagu seda praegu nagu väärt, et see minul mingisugune väärtussüsteemi jõnks käib küll läbi alati, et on ette tuld, praegu kohe mulle tuli meelde. Ei, minul oli ikkagi seotud sellega, et kui mul on ikkagi paarisuhte momendid ja meil on vaja lapsed kuidagi vanemate juurde saada, siis ikkagi maalime ette kõikisugused tsirkused ja loomaaia külastused ja kõik muud värgid. Aga see on niisugune algus, niisugune kõik ilus pilt ja siis laps ütleb, ma tahangi minna, ma saan memme taadiga möllata. Ja siis üks moment saad aru, et holy, kus kohta ma ennast nüüd valetasin ja siis sa võid hakkama sealt nagu nii-öelda välja nuputama. Ja siis hakkad jälle omakorda vanemaid kauplema, et kui äkki saate ikka korra loomaajas ka läbi käia ja ma panen teile mingid natuke pappi sinna selle peale, et laps nii väga tuleb ja ootab. See on sama asi, mis me koolitusel ka räägime, nagu ära jumala eest anna lastele katteta lubadusi vaata. Ehk siis sul ongi vaja, kui sa annad tegelikult lastele selle katteta lubaduse, neil jääb kõik see meelde. Ja sa tegelikult teed väikse usalduskriisi lihtsalt tekitada. Ei taha järgmine kord minna sinna vanemate juurde, kui seda tsirkust polda. Nii, võtame paar küsimust veel. Kusjuures selle peal tegelikult ma ikkagi ise viskan ka vahele. Meil oli lapsena jonnipolitsei. Ma ei tea, kas see on loomingu vale, aga minu isa mõtles välja sellise fiktiivse tegelase nagu jonnipolitsei, et kui sa väga jonnid, et siis tuleb jonnipolitsei ja viib su ära. Ja ma ei mäleta, see vist ei olnud minuga, vaid see oli vist minu vennaga rohkem, nagu sest mu vend jonnis hullult palju, kui teil hästi väike, nüüd ta on hullult lahe, normaalne inimene. Ja me iga kord tänaval, mina kasutasin seda võimalust ära, kui politseiautot tänaval nägime, et vaata jonnipolitsei läheb kedagi tooma ja mu vend nagu paaniliselt kartis jonnipolitseid, et kui jonni makkas, siis oli mingi aeg, kus ma sain suurema vennana, siis ta kuspanna ähvardades jonnipolitsei viib ära. Mingi trauma kindlasti tuli sellest. See on sealt Lõuna-Ameerikas on see nagu... Mul oli Koti onu, see oli põhivend nagu. Ja ükskord ma olingi vanaema juures, jaurasin, kuskil Võrumaa metsade vahel. Üks mees kõndis uduses selles ämaras õhtus, kott oli seljas ja siis, aga palun väga, sealt ta tuleb. Ma vaatan aknast välja võib-olla 5-6 aastani, mis ma olin 4-5 aastani. Ei tee lastele nii. Mis mul oli peale seda oli kõik, selge, see vend on reaalselt olemas, keik aitab ja õhtuti enam ei jauranud nagu. See seletab nii mõndagi. Nii, viimane küsimus, tead mul nüüd rohkem, aga küsiks selle ka, et lõpetage siis lause, et enne kui te olite isa, te ei oleks kunagi arvanud, et te väga pikk nimekiri, et ma annan lapsele suhkurt, lasen vaadata multikaid, teen neid manipulatiivseid tegevusi, see on nagu väga pikk nimekiri. Enne kui ma isaks sain, ma arvasin, et ma olen ikkagi nagu perfektne. Esimese lapsega olin päris kaua ja siis, kui järgmised tulevad peale, siis ikkagi see ilus maailmapilt, mis oled endale maalinud, kaob päris kiiresti. Et ütleme niimoodi, et enam ei ole 100% ainult mahetoiti ja nii edasi, et ei ole nagu, kuigi ma olen nagu nii maheusku, aga ütleme nii, et see ikkagi väga kiiresti kaob see ära, see maailmapilt, mis me endale üles oleme ehitanud.
No mina kirin tagasi enda aega, siis mul on nagu rohkem iseenda elu seisu koha pealt on ju. Et ma ei oleks kunagi arvanud seda, et kuule, mulle mõneks ajaks hobid kaovad ära. Siiamaani mõni asi on kadunud veel, et nad ei tule tagasi. Et kuule, ma teen 3 korda vähem trenni. Kuule, et ma ei saagi pidudel käia nii, millal ma ise tahan, et mul nagu nii-öelda see isiklik elu kuidagi kadus ära. Et minu jaoks oli see natukene šokk või midagi sellist, et ma ei olnud nagu sellega osanud arvestada. Et see oli see, mis ma oleks endale öelnud. Väga vinge. Ilmar, sina oled päris palju endast rääkinud tegelikult erinevates podcastides käinud, sa oled raamatuid kirjutanud, nii et kuulajad võib-olla on sinuga rohkem kursis, võib-olla mitte, seega ma alustan hoopis Kristost. Sinust, Kristo, teab Eesti ühiskond, Eesti koorekiht, kõik teised kihid, lapsed, kõik teavad liiga vähe. Kristo, lühidalt, kust sa pärit oled ja milline see sinu enda lapsepõlv oli? Hästi lühidalt. Mina olen tegelikult siit samast Tallinnast, Pelgulinn. Mina nii-öelda seal Kopli pargi piirimail, sealt Kopli pargi piirist kunagi üle ja minna ei julgenud, sellepärast, et sealt ikkagi jutud, et sealt tagasi ei tulda tol ajal. Et ma hoidsin ikka ennast sinna Pelgulinna poole peale. Ja siis ma olen maal vanaema juures väga palju aega veetnud ja vanase juures, aga see maal vanaema ja vanase juures oli Kakumägi, et mis praegu üldse peale linna on väga linna osa, aga tol hetkel oli ta ikkagi täitsa Tallinna linnast väljas nii-öelda piirkond, et ma olen seal väga palju oma lapsepõlvest ka nagu veetnud. Ja siis, mis veel on oluline nagu mainida, et lapsepõlvest ma väga palju ei mäleta, mul nagu mälu ei ole, mul on, mis siin Joel Ostertiga see räägitud siin saates samamoodi, et meil on nagu sarnane nii-öelda lapsepõlv, et seal lapsepõlves on siuksed nagu ebameeldivaid seiku on üpris palju ja arvatavasti on see, et nagu mälu on nagu võtnud selle ebameeldiva seiga ära, ei taha seda mäletada, aga ta on võtnud eest ja tagant ka, et ta on võtnud nagu mingisugused suuremad osad nii-öelda nagu ära. Ja siis ja üks nagu põhiline nagu lapsepõlve jaoks minu niisugune nagu märgiline koht ongi see, et kergelt ütleme siis selline, ma ei tea, nagu Ilmar nimetab seda selliseks nagu düsfunktsionaalseks nagu lapsepõlveks, et samamoodi meil mõlemale papsile meeldis kõvasti tina panna, mis on nagu saime aru, et on tegelikult meieealistel täitsa tavapärane asi, et vanematele see nagu meeldis. Ja see tegi sellise lapsepõlve nagu natuke niisuguseks nagu ebameeldivaks, et oli hästi palju selliseid nagu siis kordi, kus ütleme, et sellised asjad, mida laps ei peaks nagu läbi tegema, mida ei peaks nagu kogema. Ja siis jah, sai, ma ei tea, ma mõtlesin välja, ma mäletan mingi lapsepõlves, käisin koolis, mõtlesin välja endale täitsa nagu teistsugused perekonna ja perekonnamudelid ja mis mingid autod, asjad meil olid ja mul olid nagu ikkagi, mul oli fantaasia endas sellest, et milline pere mul võiks olla või milline see kodune olukord võiks nagu olla ja tegelikult muidugi sellele vastand. Ja siis oli ala, et endale koju mingid sõpru ja niimoodi väga küll ei saanud kutsuda. Ja siis see oli mingid aastad hiljem juba täitsa nagu täiskasvanu eas, kus sai oma lapsepõlve sõpradega siis räägitud ja siis tuli välja, et teist oli samamoodi. Et see oli nagu täiesti tavapärane, et neil oli samamoodi, et sellel põhjusel ma ei saanud teil külas käia. Ehk siis kõik need sellised, mis ma arvasin, et on mul ja ainult mul ja elasin seda nii kohutavalt nagu suuresti nagu läbi, siis tegelikult see oli väga tavapärane väga paljudel minu nagu sõpradel tollel hetkel ja nagu tollel ajal. Ja siis ta kuidagi see nii-öelda, kuidas öelda siis see nii-öelda jättis nagu mõnes mõttes nagu oma jälje ja mõnes mõttes tekitas nagu mul isaga siis eelkõige sellise, ütleme, väga keerulise suhte, mida ma siis nii-öelda, ma ei tea, siis lappisin kogu oma täiskasvanu ja nagu ka. Kuni selle hetkeni, et kõik igasugused teraapias käigud, isale kirjad ja lood, mis ma kõik olen nii-öelda teinud ja seda suhet nii-öelda lappinud ja ta jõudis nagu päris heasse isegi kohta. Ta ei jõudnud nagu, ma arvan, et ta ei jõudnud sellesse kohta, et me oleksime, ma ei tea, parimad sõbrad, aga me saime kõik selle minu nii-öelda siis selle viha ja ängi, kõik, mis mul lapsepõlvest oli tulnud ikkagi nagu kõik ikkagi minema ja kuhu ta jõudis ikkagi sinna, et me nagu saime, ma arvan, isegi võib öelda nagu hästi läbi, enne kui ta siis paar aastat tagasi nii-öelda siit ilmast lahkus, suhteliselt äkki. Et ma arvan, et selles suhtes mul on nagu hea meel, et mul ei jäänud nagu sisse, et ma ikkagi mingeid samme astusin, mis on nagu suured sammud, olulised sammud, et seda suhet nagu parandada. Väga huvitav, see on nii ilus, kuidas sa jumala nii hästi loogiliselt praegu oma loo tegelikult mulle ette kandsid, ma nii kuulasin, sa mõtlesin, et nii
nagu, sa oled siuke analüütiline inimene ka. Jah, ma olen nagu see oli analüütik, väga hästi praegu, täpselt kõik punktid olid hästi esitatud ja väga hea kokkuvõte. Aga ma korra läheks sinna kohta, et sa kujutasid ette, et milline su pere on, sa lõid fantaasiaid, Jah. et milline su pere mudel on. Kuidas see nagu välja nägi? Kas sa nagu rääkisid koolist teistele ka sellest fantaasiast, et kuidas sinul kodus on või see oli rohkem sa oma peas hoidsid? Nagu ei, see oli ikkagi see, et nii-öelda valetasid nagu koolist teistele. Ja see oli ikkagi kogu täismäng oli seal ja põhjus oli, isegi ma ei mäleta, kas keegi küsis või kas oli kellegi jaoks nagu üldse nagu oluline, aga see oli kuidagi nagu minu jaoks oluline, et ma ikkagi läksin sellega ikkagi nagu päris kaugele, jah, ma mäletan. Et ikkagi lood olid, mul olid välja mõeldud mingid ametid oma vanematele, mul olid nagu need mingid autod, asjad, ma mäletan mingi, ma ei tea, mis see kull mul oli välja mõeldud. Mis ametid olid? Kus juures ei täpselt. Ministeeriumis ei olnud papsu? Ei, seda vist ei olnud, nii kõrvadele ei sihtinud. Aga igast, et see oli nagu ikkagi lugu, mis mängis, mis ma olin ehitanud. Ja lapsena on ikkagi, seda on nagu keeruline, sest see tollel hetkel kool, kus ma käisin, see 8. keskkool, see oli ikkagi nagu selles suhtes, et see oli nagu, ma arvan, Tallinna koorekiht nagu sellest koolidest, mis oli nagu siuke, nagu ütleme siis altpoolt arvestuses. Et meil oli, seal anti nuga vahetundides, mul oli klassivennale löödi pastakas pähe, keset tundi kinni, lihtsalt verd jookseb igalt poolt. Meil olid, kes seal reaalselt ka ära surid, sellepärast, et mingid onnis ennast purju jäid ja põlema panid ja seal oli nagu ikkagi neid juhtumeid selles koolis oli nagu megalt ja sa ei tahtnud selles koolis olla siis see, keda pigem nagu nii-öelda siis kiusatakse, et sa ei taha olla nagu see seal. Ehk siis see oli selline nagu enesekaitse, ma arvan, korralik nagu mehhanism, mis ma endale lõin, et nagu kindlustada seda, et sa oled seal ikkagi seal nagu keskmikus nii-öelda, et sa ei kuku sinnapoole, kus sinuga võitakse nagu 1-0 nii-öelda teha. Et ma arvan, see oli selline nii-öelda laps sai aru juba, et okei, et see on see koht nagu, mida peab nagu jälgima ja tegema. Sa ütlesid, et see oli väga suur avastus sulle hiljem, et kui paljudel tegelikult selline lapsepõlv oli sarnane, kus neid mingid teatud ühiseid nimetajaid meie vanustel inimestel siis noorena nagu oli. Aga illustreerivalt too mõned näited natukese või mingid paar lugu lühidalt, et mis nagu annaksid selle pildi edasi, kuidas sa ennast lapsena tundsid ja kuidas see lapsepõlv nagu välja nägi kodus? No jälle ma ei taha, eks ju, see on nagu need üksikud korrad, mis on nagu eredalt nagu meeles, ma ei taha nagu detailidesse, eks ju, nagu laskuda selles nagu kohad, aga ma mäletan neid kohti, et see ei olnud isegi, see ei olnud enam nagu otseselt minu enda nagu vanemate pihta, ma mäletan, et meil oli mingisugune üks naaber, kes oli, selles suhtes ta oli nagu shitapea ikkagi ja ma mäletan seda, et seal oli see naaber oli kuidagi nagu vägivaldne ja selline nii-öelda mingid nagu siuksed juhtumid olid seal ja ma mäletan hetke jälle kõik, mis see eelnev oli ja mis nagu pärast ei ole isegi oluline, aga ma mäletan hetke, kus ma olin kuskil circa 5-aastane ja ma mäletan, et ma tahtsin ja pidin kutsuma nagu politsei ja ma ei osanud seda teha. Ja ma mäletan, et mul jäi nagu sisse, et ma pean nagu kuidagi seda asja siin päästma ja koordineerima, aga ma ei oska seda teha, ehk siis mingi abituse tunne jäi nagu sisse. Et sellised nii-öelda kohad, kus nagu mida ei peaks nagu läbi tegema, eks ju, nagu laps. Ja ma arvan sealt sisse ka see, et üpris vara ma nagu tundsin, kuna mul on noorem õde ja ma tundsingi seda, et ma pean nagu nii-öelda ühtepidi astuma nagu mingisse rolli, kus ma tegelikult olla ei taha. Ehk siis ma olen saama nagu varem täiskasvanuks, kui tegelikult ma oleks nagu tahtnud saada. Et sa pead nagu kandma mingisugust nii-öelda seda kohta, et sa ei tekita emale lisatüli, et sa ei tekita seal kodus nagu mingisugused lisa nagu probleeme. Ja see mul olingi suhteliselt iseseisvav. Et ma mäletan, et küll, et mul mingi vanemad vähemalt minu arvates küll või ema ei pidanud mitte kunagi tegelema sellega, et ma ei tea, kuidas mu koolis läheb, mingid õppimised, asjad, 0. Et ma olin nagu väga iseseisev kogu selles ahelas. Väga huvitav. Enne kui me lähme sellesse faasi edasi, kus sa siis hakkasid mehena ja täiskasvanud inimesena esimesi ämbreid kolistama, Sillimar, mängime nüüd, et me keegi ei ole lugenud su raamatut ja me ei tea sust mitte midagi, siis milline oli sinu see lapsepõlv ja sinu kogemused noorena? Et me isegi ei ole Täitsa Pekkis saate. Me ei ole isegi Täitsa Pekkis saadet teinud. Ta ei ole, jah, seal me rääkisime päris palju. Minu lapsepõlve kogemus ka maalt, eks ju, tulnud ja siis vaata maal oli seda, ma arvan, et tinapanekut oli isegi veel rohkem kui siin võib-olla linnas. Et see kuulus nagu kuidagi selle kultuuriruumi ossa, seda ängi või seda oli nagu seal rohkem, et see oli üks ellujäämise osa
ja tegelikult siin raamatus, kui ma kirjutan, et kuidas nagu nii-öelda see mehestumise koht nagu oligi, et kes suudab rohkem viina võtta ja suitsu teha ja küla peal naisi võtta, on ju, et siis see on nagu kõige kõvem vend. Kuni mingi teatud punktini siis, kui enam ei olnud. Seepärast, et siis need meestel jõud rauges ja siis nad läksid koju ja hakkasid enam kõrtsis jõudnud rusikad viibutada, siis viibutati need rusikaid kodus, et naisest, lastest ikka ju jagu said. Ja minu lapsepõlv oli ka siukene, et ma mäletan, et mul oli samamoodi, et paps pani kõvasti tina. Täna ta enam ei pane tina, hästi palju lapsi on, sellepärast et ei jõuagi panna tina. Aga oli üsnagi keeruline, et kui Kristo ütles, et tal ei olnud ligipääs mälestustele, siis tegelikult ei olnud ka mul. Mul oli küll need sügavamad momendid, kus olid nagu nii-öelda tugevamad traumat olid, aga mis ennem või varem toimus, seda ei olnud. Kuni siis, kui ma 35 sain, ma hakkasin käima kõvasti teraapias ja seal seda isa asja nagu nii-öelda toimetama, lahendama, kuni ma siis selle viha ja raevu, mis mul isa vastu oli, me jõudsime isaga nii kaugele tööd tehes, et see muutus tänutundeks. Sest ma ei oleks täna see inimene, kes ma siin olen, ma ei tegeleks oma isadusega, ma ei oleks kindlasti nii hea isa oma lastele, kui ma ei oleks saanud nii traumeerivat kogemust, et isa tegelikult andis mulle kingituse. Ja kui tema rääkis mulle oma loo, siis nagu mul tekkis kaastunne, sest tal lihtsalt oli väga traumeeriv lapsepõlv samamoodi. Ja see keskkond, kus ta nagu nii-öelda kasvas või tuli või elas, et ei olnudki muud moodi võimalik, ei olnud mingit teraapiaid või kursuseid, sa jood. Mis asi see teraapia? Mis asi teraapia on? Sa lähed jood garaažis, jood oma kuradi mured ära, tuled koju, lällad seal on ja räuskad ja toimetad. Ja kui ma olin need teraapiad ära käinud, kui mul oli tulnud see tänutunne isa vastu, siis avanes mulle nagu nii-öelda mälestuste pagas. Nagu laiemalt ja tõeliselt läks see lahti alles siis, kui eelmine sügis ma viisin oma isa haiglasse, seepärast, et oli südame mingi rütmi häire oli, läks lihtsalt tavalisse kontrolli ja öeldi, et kuule, meil just Kristoga pidi koosolek olema, öeldi, et kuule, et me peame sul südame seisma panema. Ja siis nagu helistab mulle, et kuule, viitsid mind haiglasse viia. Davai, et jah, no kiire värk või. Ei, ma pean emasse minema, paneks süda seisma. Mulle, oh my god. Ja siis ma sain aru, et Kristol just paps on nagu nii-öelda läinud, et ega mulgi proogi seda nagu nii-öelda seda jääda seda dialoogi ja toimetamist veel piisavalt palju ja siis kui ma sõitsin isale järgi, siis mul hakkasid lapsepõlvest tulema kõik need mälestused, kus mul tekkis see tänutunne taha. Kui ma olin väike poiss, ehitasime maja sinna maakodusse, paps, mis sa teed, ehitad põrandat? Ma tahan ka naelaga lüüa. Ta ei tõrjunud mind kunagi eemale või ütles, et kuule, nüüd on siin puuklats, ma panen 2 naela, siis kõige tähtsam üles on üldse sul maailmas, et sa pead need naelad siia sisse saama. Ja niimoodi ma õppisin, vahepeal lõin sõrme pihta, ei olnud see, et mida sa lõugad siin, kuule, ikka juhtub. Aga tead, see läheb üle sul see valu, tule siia, papp teeb kalli. Kõik sellised asjad. Või et pisik, kui ma veel väga väike olin, sellised esimesed mälestused, kui ma vannistaga koos möllasin, siis ma sain aru, et mu isa on mürgeldaja. Et kus kohas minul see mürgeldaja geen on tulnud. Need pildid hakkasid kõik jooksma järsku ette nagu mulle, ja ta täna on mürgeldav vanaisa. Et mul lapselapsed lähevad, minu lapsed lähevad sinna, tal lapselapsed tulevad. Ta on juba kõugli maas, ta omal kõht tõmbavad tuut ja tõmbavad traksist ja möllavad ja ta nagu mürab nendega. Ja siis ma sain aru, et pagan, see oli minu elus ka. Lihtsalt need traumeerivad asjad, et kui teil olid mingisugused joomatuurid ja need asjad, et need kustutasid selle ära. Et ka mul oli need piinlikke momente, 2. klass, sõidame, ma käisin sellest, mis ta on rahvatantsus. Ja rahvatantsus mul sõbra isa ütles, et kuule Illikas, sul on 6 kilti koju, et seal õhtul oli peaproov, et pidime minema tantsu laulu peal, viin su koju. Ja siis sõber istub ees, oma isa kõrval, mina istusin taga ja minu isa sõitis siis rattaga koju, jumala siga lakku täis. Ta üritas sinna ratta selga tulla ja siis kukkus nagu maha ja siis sõbra isa võttis hoogu maha ja sõber ütles, et issand, vaata kurat seda joodikut seal on. Ja mul oli nii piinlik, mul oli nii häbi, sest see oli minu isa. Sõbra isa muidugi teadis, et see minu isaga ta ei öelnud midagi oma lapsele. Et kuule, et see on Illika isa. Õnneks ta ei öelnud, aga ma tundsin, kuidas ma nagu nii-öelda vajun, et mul õnneks nii karmi kooli polnud nagu Kristol. Aga ikkagi selles mõttes need traumad sealt tulid. Täna ma olen tänulik, et ma sellest düsfunktsionaalsusest
ei võtnud siis seda õppetundi, et ma jätkan oma isa jälgesid, panen tina, süüdistan, ma ei tea, oma vanemaid. Sorry, te näitasite mulle halba eeskuju ja mul ei ole midagi teha. Te olete süüdi sellepärast, et ma olen niisugune halb isa oma lastele. Ei, ma lihtsalt võtsin, et okei, ma tahan 180 kraadi pöörata selle teistpidi ja olla enda lastele selline isa, nagu ma oleks tahtnud, et minul oldi. Ma ütlen selle ka juurde, et see on nagu kuidagi see on vastuvõtmise nii-öelda koht ka, vähemalt minul oli nagu suur, et see üks suur samm, mis sai tehtud, mis sama ütlesid see, et sa mõistsid, eks ju, ütlebid, et kus isa tuleb, eks ju, et okei, täitsa pekkis, kui ma oleks selle sama lapsepõlve läbi teinud, mis mu isa, no ma arvan, et ma oleks ikka täitsa pekkis nagu, et kus see tulemine on, see mõistmine, ütleme, annab ka nagu nii palju juurde. Ja teiseks oli see, et ikkagi vastu võtta, et kui palju meis on meie isa. Et kui mul isa ka oli juba lahkunud, siis ühe esimese asjana, mis sai tehtud, oligi sai paberile pandud, ma panin põhimõtteliselt kirja kõik nagu isa siis omadused, et milline minu isa nagu on. Tuli pikk nimekiri ja siis selle nimekirja lõpus ma sain kirjutada enda nime siin alla, enda nime alla ja allkirja alla, et nagu, aga see fuck olen ju kõik mina. Wow. Kuni selle hetkeni, kui ma saan aru, et okei, mingisugused, no ma olen nagu siuke mingi õrnus ja luule mulle meeldib, mul on ka raamat, aga luuleraamat, mis on välja antud. Et siis nagu näiteks, et see pool ma üldse polnud seda nagu mõtestanud, et seda kõik on temas olemas. Näiteks, kui ta oli lahkunud, ta oli viimane asi, mis ta kuidagi niimoodi oli nagu tulnud, et ta oli kirjutanud minu emale mingisuguse armastusluuletuse. Ja siis, kui ta oli juba läinud, siis kuidagi oli see, et see luuletus, mida ema pole mitte kunagi näinud, see luuletus oli nii-öelda ühes sahtlis, kus on dokumendid kõige peal ja täpselt ilusasti oli see nii-öelda sai siis selle viimase nii-öelda siuke märgi minu isalt, kuigi ta oli juba nii-öelda ära läinud. Ehk sellised väikesed asjad, mis kõik said aru, et okei, et minus on kõik see olemas tegelikult, mis mu isas oli ja see vastu võtta, see teeb nagu nii palju need nagu suhted paremaks ja nii palju, et ma soovitan nagu kõigile see läbi teha see protsess. Ma lisan siia juurde ja, et kui mõni inimene tuleb, ütleb, et kuule, sorry, ma ei saa oma vanematele andestada. See ei ole võimalik, seepärast, et see tööd, et sina ise enda sees ära. Sina ei pea oma vanemaid muutma. Ja su vanemad ei pea mitte midagi vastu. Nad ei pea mitte midagi, sest nemad tegid selles olukorras nende teadmistega oma parima, mis nad oskasid. Ja kui isegi, kui sa lähed, räägid näiteks, ma ei tea, ma räägin oma emale, et kuule, mul oli siuke trauma, et ma pidin ikkagi isa koha võtma enda lapsepõlves, olema väga palju nagu nii-öelda toeks. Aga sa ei olnud sellest teadlik. Ja mu ema näiteks ei suuda seda vastu võtta, ütles, mida sa mind süüdistad või mis sul viga on. Et siis tegelikult, jaa, ta ei suudagi ja see on okei. Aga vähemalt ma sain selle välja öelda ja ma tean, et tal ei ole seda võimekust ja võib-olla elu lõpuni ei ole seda võimekust. Mina teda muuta ei saa, aga ma saan enda suhtumist muuta selline, kuidas ma oma vanemaid vastu võtan ja saan ise muutuda teadlikuks ja ise ennast ka vastu võtta selle isa mustritega. Läbi selle, ja täpselt. Nii palju, nii kandvaid ja võimsaid mõtteid, just eriti ka see, et need raskused, mis meil lapsena juhtuvad meie lapsepõlves või meie vanemate tõttu, et kui palju need võivad ära varjata või ära kustutada ajutiselt kõike seda head, mis juhtus, et see oli nagu nii ilus, kuidas sa tegelikult ütlesid, et isa aitas sul naelu lüüa ja mis sa seal vannitasite või mis te kõik mürgeldasite koos. Esimesed kalapüügid. Et nagu nii palju head tegelikult juhtub meie peres ja meie vanemad hoiavad meid tihti väga palju, aga need traumeerivad asjad, mis lapsena nagu juhtuvad, nendel on nii tugev jõud. Ja te olete praegu nagu nii normaalsed inimesed mõnes mõttes. Ma tahaks öelda, et ei ole nagu mingid erakordsed, te teete ikkagi vigasid ja ma tean küll teid, te olete korralikud jobud ka vahepeal, aga te olete normaalsed ja see on nagu see normaalsus minu meelest, see teie normaalsustase on see, kuhu me kõik võiksime jõuda, aga see ei olnud nagu niimoodi, et kõik need head põhimõtted, mis te praegu ütlesite, et isale andestamine, oma lapsepõlves nende head hetked nagu meeldetuletamine, teadvustamine, et kui teie liikusite nii-öelda täiskasvana ellu, siis kui erinevad te olite sellest inimesest, kes te olete täna ja kui palju oli nagu neid mustreid, mida oli vaja nagu muuta ja ma kohe lähen ka täpsemalt sealt edasi ja kui teadlikud te siis olite
üldse kõikidest nendest asjadest, millest te nagu praegu räägite, et ja mu see mõte ongi nagu see, et väga paljud inimesed on kogenud sarnaseid asju ja see on neid mõjutanud. Nad on võib-olla natukese negatiivselt meelestatud elule või vanemlusele või partneritele. Nad kannavad mingeid valukehasid endaga kaasas ja siis need paarisuhted, mis neil hakkavad tulema täiskasvanu elus, võivad päris palju pekki minna. Milline nüüd siit, tuleme teie juurde, et Kristo, võib-olla, et milline siis oli sinu täiskasvanu elu sellised esimesed suuremad kriisid või natuke see kirjeldad, milline sa siis olid, kui sa hakkasid oma elu elama ja ise pidid hakkama vastutama enda eest? Nii palju seid, see oli küll. Ma tean, ma nüüd ehitasin suure pildi üles, kuhu me edasi lähme siit, aga nüüd alustame jällegi algusest nii-öelda. Oi. Okei, nii täiskasvanu nagu iga. Just. Et ei, seal neid, ma arvan, et üks nagu põhiline asi, mis on selle nagu ajaga nagu juhtunud, et ütleme, et kui võrrelda nagu seda seal 20. algust võrreldes nagu praegusega, eks ju, on siis sama see süüdistamise koht. Et ma arvan, et tol hetkel oli ikka seda, kuna seda oli seda viha, seda ängi, siis ma nagu ikkagi kõiges oma jamades ja sitas nii-öelda süüdistasin peaasjalikult nii-öelda oma siis eelnevaid põlvi. Et see on üks suur nii-öelda muutus, mis on nagu toimunud, et seda enam ei ole, et kõik see, nagu Illimar enne ka mainis, millega ma kirjutan 2 käega alla, kõik see on vorminud ju selle, kes me täna nagu oleme, et ilma selleta ei oleks seda, siin ei oleks meie pere, ei oleks lapsi, eks ju, me ei oleks nagu nendes suhetes, nendes ägedates suhetes, kus me oleme, eks see on nagu nii tänuväärtne. Nagu see on nagu üks pool. Aga kui ma nii-öelda kasvasin, ma mõtlen nagu suhete kontekstis ikkagi, mul oli see, et mingisugune lapsepõlvest tulnud ebapiisavuse tunne oli see, mis mind nagu väga palju nagu kandis, ehk siis oli nagu, ma arvan, et suhtesse minekud, mitte nagu rahulolemine, enda nagu väärtuse tõstmine läbi selle, et keegi teine tahab mind, et kui üks naine seal temaga läheb nagu hästi ja keegi teine tahab ka, siis on nagu see on nagu ma pean nagu sinnapoole ka vaatama, sellepärast ta ju tahab mind ja selle läbi ma saan enda nagu väärtustõust tõsta. Et ma arvan, et selline üks nii-öelda, kui suhte kontekstist rääkida, oli kindlasti nagu üks muster, mis käis nagu kaasas. See oli litsakas mees või? Niimoodi sellele ma küll alla nüüd ei kirjuta, sellele lausele ma alla ei kirjuta. Vabapidamise peal. Sellele ma alla ei kirjuta, ma tean su seda ühte tuttavat, kellel saab seda alla kirjutada, nii et ma nendele alla ei kirjuta, küll aga see, et ikkagi ma nagu defineerisin natuke ennast läbi selle nagu teise poole, et nagu läbi nagu suhete ja see andis mulle nagu väärtust, et kui mul on nagu keegi on kõrval, siis on mul nagu väärtus, ehk siis mul väga palju neid aegasid näiteks, kus mul ei oleks suhet olnud, väga ei olnud. Et ikkagi oli põhimõtteliselt oli nagu suhe, läks suhtesse, vahepeal oli ülekate, sellepärast, et muidu mind ei ole, nagu kes ma siis olen, kui nagu mul ei ole need nagu suhteid. Kui ei ole kedagi, kes muudkui kogu aeg tõstab sinu väärtust, kogu aeg kuidagi annab sulle tunnustust, ühesõnaga sina enda sees ei osanud nagu ennast tegelikult väärtustada, ennast armastada. Kui me koolitustel ka küsime nagu näiteks on nagu meeste käest, isade käest nagu peaasjalikult, et kuidas teil nagu tunnustusega näiteks lood oli, siis väga vähe arv käsi tõuseb püsti, kes ütleb, et mu paps nagu tegelikult tunnustas mind ja andis mulle nii-öelda, tõstis minu nagu väärtus kuidagi. Et ma arvan, see defitsiit eriti meil meestena on ikkagi päris jõhker, millega me lapsepõlvest nagu tuleme kaasa ja siis igaüks leiab enda viisi, eks ju, kuidas ta hakkab seda nii-öelda tunnustust siis taga otsima, et läbi mille, eks ju, kes paneb räigelt teeb tööd, kes teeb räigelt karjääri, kellel on need näiteks suhted, eks ju, naised, need, et seal on ikkagi, et kui sa pead midagi taga ajama, et ennast nagu kuidagi kõrgemalt nagu või paremini tunda ja ennast nagu tõestada, no siis seal on mingisugune asi, mida tasub vaadata. Ja ma arvan, mul oli nagu pikka aega nagu see muster käis nagu läbi, et ma ikkagi leidsin tunnustust ja oma väärtust läbi sellega, et läbi nagu suhete. Töö tegemine oli loomulikult kõik ka sinna asja juurde, aga ma arvan, see ei olnud isegi nii primaarne. Ja siis ma arvan, et mul oli nagu selline korralik raputus oli, üks oli nagu erinevaid nii-öelda oli, aga üks raputus oli küll see, kus nii-öelda lähed oma elu, ma arvan, et mul oli nagu kaal oli mõnus, et mul oli niisugune nagu ühes suhtes oli väga hea suhe oli, mul oli niisugune nagu pontsakas, 103 kilo oli mu kaal maksimum, no selles suhtes, ma olen pikk aeg, et 103 ei olnud nagu nüüd, et no ma ei olnud nagu suur, aga ma olin ikkagi nagu pontsakas natukene nagu. Ja ma olin oma nii-öelda, elu oli hea nagu, heal järjel, kõik oli nagu olemas. Ja siis mul oli küll, ühel hetkel tuli selline tore, kuidas öelda, tekkis aeg, ma läksin suhtest lahku,
võtsin iseendale nii-öelda väikse nagu aja, hakkasin kuidagi kehakalleks allapoole, sai aega, sain arsti juures käia nagu vaadata üle ja siis ühel hetkel tuli arst, ütles, et kuule, mingi kahtlane värk on, mingi lühvind on paistes mingi värki ja siis oli minul vist elu kõige nagu keerulisem nädal või 2 oli, kus siis öeldi, et kuule, et võib-olla sul on lümfoom ehk siis lümfivähk. Ja siis oli minu elu nagu siuksed nagu paar nädalat, kus oli ikkagi väga keeruline, sellepärast et kõik arstid sai järjest läbi käidud, ühel hetkel on opi laual, tehti mingisugune biopsi asjad, mul oli vaat, mis kõik toimub, mul polnud nagu isegi mõtlemiseks polnud aega nagu, et oota, kas ma seda kõike tahan, mis praegu minuga nagu toimub. Ja siis tuli nagu siuke paarikuune periood, kus oli nagu ootamise aeg, et okei, et millega siis nagu tegu on. Ja sellel hetkel lõpuks nagu see lõppkokkuvõttes ei olnud, et oli hoopis midagi muud, mis on oluliselt nagu lihtsam versioon, aga mis selle 2 kuuga nagu toimus sellel nagu perioodil oli see, et ma ikkagi mõtestasin oma elu nagu väga palju nagu ringi, et kuidagi vana Kristo muutus nagu täitsa nagu uueks Kristoks, et see väärtused, mida ma hakkasin nagu, ma ei tea, kuidagi nagu pühaks pidama, need muutusid, et mingid asjad käisid seal nagu läbi, et ma alustasin mingisugust, ma ei tea, kas seda saab nimetada nagu vaimsemaks, vaimsusega tegelemist nagu või natuke sissepoole vaatamist hakkasin tegelema. Eks enne oli ikkagi see, et nagu ma nüüd hästi utreerin, eks ju, aga põhimõtteliselt nagu töö, naised, autod nagu ütleme, et ma panen nagu sellisesse paketti nagu kokku ja siis see nagu muutus, et okei, kuulge, et siin on ikkagi midagi veel. Ja siis hakkas see nii-öelda sissepoole vaatamise karjäär, nii-öelda erinevad teraapiad, konstellatsioonid, asjad iseendaga nagu tegelemise koht ja sealt hakkas see asi nagu lahti rulluma, sibulakoored hakkasid nagu maha kukkuma ja siuke läks nagu siukse natuke enesearenguks võib öelda lahti. Et see oli minul nagu siuke nagu murdepunkt, et enne seda oli üks Kristo ja pärast seda oli ikkagi täitsa teine Kristo. Mul on ka tunne, et me jõuame Illimari juurde ka kohe varsti, et see teil mõlemal ikkagi võib minust väga selgelt öelda, et oli, ja ma ei ütle, et see on halb või hea, aga lihtsalt, et oli täiesti üks Kristo Illimar ja täna on ikkagi nagu väga, väga teine ja see on ikkagi nagu see on olnud teadlik mõnes mõttes, võib-olla küll eluoludest sunnitud, mingi hirmu tagajärjel tekkinud see muutus, aga väga paljud, mulle tundub, ei võta seda muutust ette või ei liigu, jäävadki nagu selleks esimeseks Kristoks, kes nad on. Jah, aga ma ütlen, see on nagu meestena eriti jälle koolitustele, ma ütlen seda naiste koolitust, mis meil oli viimane ja siis üks naine, seda konteksti täpselt praegu ei mäleta, aga ta põhimõtteliselt ütles nagu, et kuidas ma saan selle mehe nagu panna nagu muutuma või kuidagi, et ta nagu, ta kurat ei liiguta nagu põhimõtteliselt, eks ju. Ja siis saigi öeldud sama, mida me oleme ise nagu tundnud, kuidas mehed muutuvad nagu läbi valu, ei tahaks, et see nii on, aga kurja me muutume läbi valu. Ja nüüd on see, et nagu, kui meil on see nagu mingisugune valus asi, mis nagu lükkab, siis on see, et me teeme nagu sammu. Suhtes samamoodi nagu, et nagu ongi fucking 80% kogu lahutustest algatavad naised nagu ära. Ja kui nad nagu, põhimõtteliselt on see, et mees hakkab siis liigutama, kui see paber tuleb laua peale, kuule, et fuck, ma tahan lahutust, eks ju. Ja siis on mehel on see, et nüüd ma hakkan sulle tähti taevast alla tooma, eks ju. Aga see on juba hilja. Naise sees on see klikk ära käinud, tal ei ole enam võimalik nagu tagasi minna või see oligi. See Võrus oli meil see vestlusõhtu ja siis see üks paariterapeut kinnitas seda sama asja, et ta oskab öelda selle järgi, kumb paneb aja teraapiasse, kas see paar jääb kokku või ei jää. Ehk siis kui naine paneb teraapiasse aja, siis järelikult naise sees pole seda klikki veel käinud, ta tahab seda suhet päästa, ta ütleb, võtab selle mehe kaasa, tõmbab kaasa, tule istume maha, teeme selle suhte korda, eks ju. Aga kui mees paneb aja, siis suure tõenäosusega on naine talle selle paberi laua peale pannud ja naisel on juba nagu ei, ma rohkem ei taha tegeleda. Asi on juba väga kaugel, jah. Asi on juba kaugel, ehk siis see nagu valu ja endal ka tahaks seda, et mul ei oleks vaja olnud nagu läbi selle valu nagu arendada. Ma lihtsalt istun rahulikult seal diivani peal, mõtlen, kurat, see oleks äge, kui ikkagi, et siin elus on midagi rohkem ja hakkaks muutuma nagu, teeks mingit enesearengu teekonda nüüd nagu. Ja ei ole, Minust sinu puhul seda sama mõtet kirjeldab väga sinu välimus. Ja see on nagu täiesti normaalne minu jaoks juba täna, et siin värviline ja tegelikult sellest, see ongi täitsa tavaline asi, mis vahet, mis riided on, aga see on lihtsalt visuaalselt nii hea näide, mis peegeldab minu meelest sinu hinge ja südame värve, et sa täna kannad hästi värvilisi riideid ja sa oled nagu juba ammu kandnud, aga
võib-olla väga paljud arvavad, et sa oledki terve elu selline olnud, et Illimar oligi sihuke lõbus, vinge, sõbralik vend, kes ei joo ja kannab värvilisi riideid ja mediteerib iga hommik ja teeb joogat ja. Jah, teeb joogat ja kas see vastab tõele? Ei, selles mõttes vastab tõele, et ma ei ole kogu aeg niimoodi olnud. Et see vastab küll tõele küsimusest, et jah, et nooruspõlves ma käisin ka kõik need etapid läbi. Väga hea, see raamatus siin ka kirjeldan, väga see Mees 4, see on super raamat ja seal ma kirjeldan ka sellest, et kuidas naised võivad röökida mehele ja lõpuks mees jääb seal päästepaadil ulpima üksipäini seal merekesel, kui naine seal kruiisib ära järgmise kruiisilaevaga, mingi vingema mehega, et millal need mehed siis liigutama hakkavad. Aga mina käisin jah, need etapid ikkagi selles mõttes käisin ka läbi, et minu jaoks siis need meheks saamise või vastutuse võtmise etapid, et kuidas ma alguses olin siis see häbelik poiss, tahtsin olla hallimassi sarnane. Said häbelik. Ma olin väga häbelik, et ega kui läinud ei ole, ei usu. Ja ikka siiamaani ta võib rääkida see juttu, aga ei usu. Ma olin ikka, võttis ikka jupp aega mõne inimesega rääkida, metsade vahelt ju tulnud. Ja siis mul toimus jah, see suur pauk toimus ikkagi ära siuke 14-15, kus mul sõna otseses mõttes suur pauk, et siis nagu kuidagi see tulid nagu naised ellu ja kõik siuke värk on ju. Ja siis rahunes maha 17. No enne 18 saamist. Siis minu jaoks oli see, nagu Kristo ütles, et erinevad, mul oli jahiperiood siis, erinevad tüdrukud, värgid, sest see oli põnev, see oli äge ja ma pidin neid tüdrukuid saama läbi erinevate meetodite, mis võib-olla ei olnud kõige legaalsemad, seaduslikumad, karmavõlga. Kõige eetilisemad. Jah, eetilisemad, nad tekitasid karmavõlga päris korralikult, mida ma pärast on siis peanud ka klattima, et ikkagi sa rääkisid selle tüdruku pehmeks, et see nagu nii-öelda voodisse saab. Ja pärast oli nagu nii-öelda, siiamaani mõned on meenunud, siis on nagu nii-öelda, tahaks kuskile küünlakese panna kuskile kirikusse. Aga peale seda hakkas minul tegelikult siuke pereelu pihta, kus mul esimene suhe oli 18, olin jah, 5 aastat siukest elust elad pereelu ja siis see lõppeski sellega, et mind peteti ja siis mul oli nagu, see ei ole võimalik, sest see on ju minu esimene kõige suurem armastus. Ja nagu öeldakse, siis need, nagu Kristoga ütles, need triibulised kannike peale tulevad, siis sain aru, et kuule, siin on vaja muutust teha, et suhe ei ole iseenesest mõistetav. Mis vead ma tegin, väike analüüs on ja vaatan, kuidas see asi siis käis. Järgmises suhtes siis juba tegin mingisugused korrektuurid on ja, aga ka seal jooksid asjad nagu nii-öelda ummuks sisse, mis kestis 4 aastat, niisugune pikad suhted Pikad suhted ja ei olnud kuskil mingid ringi jooksmist värke, vaid ikkagi töö. Pidu panin mõnusalt. Aga selle teise suhtega seal juba hakkasin nagu nii-öelda vaikselt välja kooruma. Sain aru, et pagan, ma võingi minna ise alla, sest sõbrad kutsusid mind selle jaoks peole, et Illika sinuga on lahe, sest sa julged olla vahetu. Et sul ei ole nagu neid filtreid. Mina võisingi olla see vend, kes suvanäoga läheb, räägib täiesti võõraste inimestega, ehk siis wingman, tüdrukut, kampa, jõu, kuidas teil läheb, on ja sõpradele väga meeldis see või võisin olla see vend, kes täitsa pohku näoga kuskil Hollywoodis trussikute väel ringi jookseb, on ja et suva, et see elu on ükskord elamiseks ja korras, on ja siis sai see 4-aastane suhe läbi, pidude periood sai ka läbi. Ja siis tuli mulle siis Katu, minu tänane partner ellu. Ja Katuga koos siis muutus mu elu drastiliselt, ehk siis ma sain isaks. Tegelikult ma olin seda voodanud, ma olin selleks valmis. Samamoodi nagu Mihkel, ma nägin seda juba nagu aasta 2 ette, kui valmis sina olid isaks, isaduseks nagu nii-öelda, et kui ära prepitud juba sa olid nagu selleks. Ma olin samamoodi selles samas kohas, ma juba tundsin seda, et kuule, et nüüd aitab, et ma olen neid pidusid teinud, ma olen seda pailat teinud ja kõiki möllu ja värke, et nüüd ma tahan. Ja see isaduse koht, see muutis mu elu jõhkralt. Et nagu nii-öelda, see oli see koht, kus ma võtsin siis vastutuse, et nüüd on nagu asjad muutunud ja ma pean natukene tõsisemalt seda elu võtma. Nii palju tõsisemalt, et ma julgen värviliselt käia suva kus kohas, et julgen olla mina ise, sest ma tahan olla lastele see eeskuju, et ka nemad julgeksid olla nemad ise. Ja need mustrid, mis me siis nii-öelda oleme pärandina saanud kaasa oma vanematelt, millel ma hakkasin tublisti vastu võitlema, et mina ei ole siukene isa, nagu minu paps oli.
mina ei peta oma naist mitte kunagi. Mina ei kuku pudelisse, mina ei laku. Ma ei lähe oma naise peale karjuma. Ma ei keera seda suhet nagu nii-öelda tuksi. Noor inimene jõuab mustritele vastu võidelda. Vägagi. Aga vaata, see noorus on siuke kaduv nähe. Ja kuni ma jõudsin siis, meil juba oli 3. laps, kuni ma siis jõudsin nagu nii-öelda päris selle hetkeni, mis nagu mind totaalselt muutis, ehk siis mustrid said mind kätte, et jõudsin väga sügavasse suhtekriisi oma kalli kaasaga, kus ma siis olin 3 kuud järjest tina pannud ja oma laste peale karjusin. Ei olnud see tore kohal olev isa, midagi väga-väga valesti ja takka tipuks siis petsin oma naise usaldust. Et see kriis, see oli ikka korralik malakas, mis käis nagu mitte ainult nagu nii-öelda vastu tagumikku, vaid ka vastu selga. Ja tegelikult selle kriisi momendis, kui ma nagu oma naise usaldust nagu nii-öelda petsin, juba sellel momendil tegelikult ma pöördusin siis teraapiasse, ehk siis minu ellu jõudis, kuigi ma olin juba tegelenud sellest vaimsete praktikatega, iseenda sisse vaatamisega, aga siis ma jõudsin teraapiasse, küsisin, et kallis terapeut, räägi mulle, palun nüüd, miks ma muutusin iseenda isaks. Aga vot tegelikult jah, ma just seda sama küsimust tahtsingi nagu kanda nagu küsida või võib-olla seda, miks sa muutusid, aga enne seda nagu, miks nagu, milline su elu oli või mis sind viis sellesse kohta, et 3 kuud panid tina ja karjusid laste peale ja. Ja mis mu elu oli? Mu elu oli logistika. Et seda võib juhtuda, kui sa teed nagu mitu last järjest ja need on väikeste laste periood, ma kutsun seda koomaperioodiks, et väga palju läheb energiat, läheb sinna laste peale ja kui sinna suhtesse ei ole nüüd lisatud teadlikkust, mida me täna siis papsid.ee alt nagu nii-öelda teeme, et lisada sinna suhtesse teadlikkust, kui sul tööriista kohver on suhteliselt lage, kui sul on käes ainult need traditsioonilised tööriistad, no näiteks, ma ei tea, vaikiv ajastu, mingi silent treatment, et solvumine, mingisugune probleem tekkis, me ei räägi sellest, lihtsalt oleme vait nädal aega, piiname 11, lükkame probleeme kuskile vaiba alla, äkki siis möödub. Või siis mingi teise süüdistamine, et ainult siuksed mingisugused asjad on, et tegelikult ei ole seal teadlikkust, et pühendada selle suhtele, et korra nüüd nagu nii-öelda panna enda lapniku mask pähe. Jah, meil olid mingisugused oskused olid olemas, aga me ei teinud seda teadlikult, et siis kui tõesti väga suur jama oli käes, siis me võtsime aega hetke selle paari suhte jaoks. Aga see moment, 3 väikest last ja see oli niimoodi kulmineerunud, et mu kallis kaasa ei olnud enda kehas üldse rahul. Toimus siukene teatud distantseerumine, tõrjumine, et kuule, ma ei ole nagu piisav naine, et tegelikult ma ei taha su intiimsust, su lähedust ja see kõik nagu nii-öelda eskaleerus, pluss veel Kaitul oli peale 3. lapse sündi oli siukene sünnitusjärgne depressioon ja kõik need asjad nagu nii-öelda, need ei olnud nagu lahendust saanud ja see pinge kogu aeg kruvis. Ja tavaliselt, kus nad nagu nii-öelda siis välja nagu nii-öelda plahvatavad, on see, et kui selleks tekib energiat, kui selleks tekib aega. Ja meil selleks tekkis sellepärast, et meil 3. laps läks lasteaeda. Et põhimõtteliselt, kuidas ma saan aru, on see, et mingi hetk nagu ka Kristo, ilmselt sina oled nagu ka võib-olla seda kogenud, aga ongi, et kui sul on need lapsed, sul on see töö, sul on see igapäevaelud, sul on nii kiire ja kõik lapsevanemad teavad seda, et see lastega on keeruline, see on raske, kui sul on veel töö, ja võib-olla sul ei ole head tugivõrgustikku, et see kõik on nii väsitav ja see on siuke nagu sa täiesti ellujäämise, mis see on see? Ellujäämise režiimil, aga nüüd kui see aga mõned võib-olla ka murduvad täielikult ka selle ellujäämise režiimil, aga meil on see mingisugune alateadvus ürgne, mis hoiab meid nagu elus, et me nagu surume kuidagi nagu täiesti ebateadlikult, täiesti halbade mustritega nagu ennast laastavalt läbi sellest kõige raskemast ja kui nüüd natuke see läheb kergemaks eluolu, et näiteks laps läheb lasteaeda, sul tekib mingi kerge avanemine, et siis mitte ei ole nii, et et ma hakkan paremaks inimeseks, vaid mis siis võib juhtuda? No siis sa kukudki sinna kriisi, see käibki põraki, sa vaatad üksteisele otsa. Kes oled? Kes oled? Mis vahepeal on juhtunud? Mina läksin natukene isegi varem sellesse kohta, sest et see murdumismoment on varem. Ehk ma väsisin ära ja mis siis toimus oli see, et igal õhtul saatiski mind alkohol. Ma ei olnud nagu, ma ei olnud ennast täis, aga see nagu tuimestas või. Et see on see allakäigu spiraal ja kõige pullim lugu ongi see, et ma olen funktsioneeriv alkohoolik tänapäeval, miks ma tina ei tohi panna, on see,
et mulle meeldib see ja see surub nagu nii-öelda teatud emotsioonid alla, kirkus kaob ära, on ju, ka nii head kui halvad. Ja tekib niisugune pettekujutamine, et sa ei ole nii väsinud, aga tegelikult, kui sa paned tina, siis sa väsid rohkem ära. Ja nüüd sa jood selleks, et seda väsimust ära kustutada. Korraks see kustub ja siis sa avastad, et kurat, ma olen veel rohkem väsinud ja siis sa jood veel ja siis ongi niimoodi. Aga eriti ja sinu puhul ka sa oled lihtsalt musternäidis nagu, sa oled musternäidis, kes iseloomustab seda ja 3 last järjest, eks ju. Eks see ongi, sul tuleb perre, tuleb üks laps, eks ju, sul on see, et väga äge, laps on fookuses, paarisuha unustatakse ära, eks ju. Ja siis on see, et see laps nagu liigubki näiteks lasteaed edasi, aga sul tuleb uus laps peale. Ja see sama asi nagu jätkub, siis tuleb 3. laps peale ja teil on nagu 3 last, kus on see nii-öelda suhe põhimõtteliselt nagu pausil olnud, eks ju. Ja siis see hingamine tuleb peale ja ongi Statistikaamet, mille pärast me popsega hakkasime nagu tegema, võtsime välja Statistikaametist ka selle statistika, et lastega pered lahutavad peaaegu 3 korda rohkem. 2,7 on see täpselt sama valimi puhul, on see, et kui lapsed tulevad suhtesse, lahutuste arv kasvab ja drastiliselt. Ja see nagu see kõige suurem punkt ongi see, kui kõige noorem laps on 2-3 aastane. Ehk siis, kui ta läheb lasteaeda ja te olete lihtsalt selle statistika kõige elavam näide, et kus see kriis tekib, sellepärast, et tekib hapnikku, aga üksteisele pole võib-olla nagu 2 aastat, 4-6 aastat pole üksteisele nagu fookust tegelikult pandud ja paarisuhe pole fookust näinud. Sellepärast, et nunnu palju on kodus ja armastust on nii palju ja kogu aeg on seal see fookus. Aga me ei ole lahus. Sest üks teine statistika räägib selle kasuks, et kui sul on juba 3 last, siis tavaliselt, tead, on päris palju panustatud, pole mis siin enam. Lahutuste arv kukub pärast 3 last. See ongi suurepärane koht võib-olla, kust nüüd liikudagi edasi nagu selle peale, et te mõlemad olete siis elus nagu jõudnud nagu sellesse kohta, kus siis mingisugune valu, mingisugune kriis oli nagu nii suur, et põhimõtteliselt oli nagu valik, kas muutuda või nii-öelda väljastuda. Ei, no see on oluline nagu tuua, et kuna nagu mõlemal on see, et meil on nagu need kriisid on suhtes läbitud, et meil, kus me need tööriistad, mida me anname ka, kus me nüüd tegelikult saanud oleme, et jälle läbi nende nagu valude, et kus me oleme, et enne ma kirjeldasin ka seda nii-öelda seda enda seda nagu mingi eneseväärtuse nii-öelda tagaajamise teemat, eks ju, et kui meie suhtesse läksime Eveliniga, siis tegelikult meil oli see just see alguse periood oli nagu kõige keerulisem, kõige retsim, kus oli petmist, valetamist, vassimist, et see oli selline, me tegime ikkagi nagu väga korraliku augu kaevasime endal sisse. See, et nagu ütleme see, ma ei tea, usaldus, ütleme, kui see usaldus on nagu selline, ma ei tea, kontoseis sul saldo, eks ju, et kui palju sul pappi on, ütleme, et sa oled suhtesse, ma ei tea, sul on mingi 100 eurot on seal nagu pangakonto peal, eks ju, siis kõigepealt oli see, et see 100 eurot sai sealt nulli tõmmatud ja siis sai nagu mindud paar krediitkaarti ka veel võetud, need maxed out'i tõmmatud ja siis on see, et nagu ma ei tea, USA-s on see credit score, vaata, et see krediidireiting ja see usalduse reiting oli ikka nagu väga miinuses. Aga miks? Miks? Tavaliselt suhted on ju see algus, on see kõige ilusam aeg. Miks teil siis nii raske oli? See oli väga erinevatel põhjustel oli, ma arvan, see, et kokku tuligi, et ühtepidi oli see minu nii-öelda need traumad, minu need süüdistused, mis ma tegin, ma tegelikult ei olnud ju miks varasemad suhted olid ka kõik väga kiiresti tegelikult ära lõppenud, oli see, et ma ei olnud valmis ju pühenduma. Ma ei olnud sellises kohas üldse, et ma tahaks nagu pühenduda. Lisaks, mis mulle pani oli väga üks suur teema, oli see, et Evelin oli laps juba olemas eelmisest suhtest ja kuidas siis mina, ühtepidi ma nagu oli see armastussoov oli kõik olemas, aga teisest küljest, et kuidas ma seda vastu võtan nüüd, et mul on nagu naine lapsega. Ja rääkimata sellest, et mingisugused perekonnateemad ka, kes enda omad siis, kes ütlesid, et kuule, et mida sa teed nagu, lõpeta ära sellist asja küll nüüd tee, kuule, et sa rikud, sa rikud enda elu nüüd ära, kui sa sellise pulli teed ja sellise väljaastumise teed. Ehk siis see oli nagu igalt poolt tuli selliseid nagu, ütleme, piike, kahtlusi, iseendaga mitte hakkama saamist, siis ilmus välja üks kuskilt mingisugune vanasuhe, eks ju, kes nagu tuli uuesti nagu päevakorda, ehk siis ta tegi nagu, ütleme, kõik oli korraga ja kõik oli nagu liiga palju. Selle samasse perioodi nagu natuke enne jäi sisse kogu see haiguse teema. Minul oli, elus oli lihtsalt nagu kõike korraga, ma arvan, liiga palju. Ja ma ei handlinud seda lihtsalt tollel hetkel nagu ära nagu, ja ma olin ikkagi poisike. Nagu pisikene, väike poisike, oma traumadega, oma solvumistega, oma kõigega. Ja selle sees lihtsalt ei olnud nagu tore. Aga mis tegime, oli see, et millegi pärast oli see, et kuna see
noh, ma võin nüüd kindlalt väita, et seal seda armastust oli nagu kuhjaga ja kuna mina olin poisike, aga Evelin oli küps selles suhtes, et selles kontekstis, et oli ikkagi nagu naine, kes sai asjadest aru, ta oli ema juba sellel hetkel. Tal oli nagu mingid protsessid juba nii läbi tehtud, et tema nagu nii-öelda põhimõtteliselt kandis mingisuguse perioodi seal minu seda poisikest ja aitas minul poisikesel siis saada nagu meheks. Et ma võin nagu raudpolt väita, et tänu Evelinile see nagu kupatus juhtus, et see üldse see võimalik oli. Ja loomulikult meil ka tänu sellele, et see usaldus oli täielikult nagu miinuses, siis saigi võetud nagu see teraapiauksi kolistatud kõvasti, sai seda ette võetud ja nüüd tagantjärgi tarkus, nagu ikka, saab öelda see, et nagu parim asi, mis sai juhtuda. Et ma arvan, see oli üks esimesi meil ühiseid teraapiaid, kus me nii-öelda käisime, kus terapeut ütleski, väga hea, need asjad on siis suhtes tehtud, et seda ta enam tegema ei pea. Et enamus suhetest tuleb ette ja nagu meil on ka jälle koolitusruumis, kus on ikkagi 20+ aastad on näiteks suhted koos olnud, siis on ikka väga vähe neid, kes ei tunnista seda, et neil suhtes on olnud petmist näiteks, et neil on olnud nagu neid keerulisi nagu perioodi, et see väga paljudes suhetes ühel hetkel see kriis käib nagu läbi, erineval kujul, eks ju, küll, aga ta käib seal läbi. Ja meil oli see, et kui see nagu saigi läbi tehtud, saigi neid teraapiauksi hakatud kolistama, siis sealt tulidki need tööriistad, kuidas on võimalik oma usaldust üles ehitada, kuidas on võimalik seda suhet üles ehitada. Ja ma arvan, et kui Evelin istuks siin praegu Illimari asemel, ta ütleks nagu ka, et nagu jah, parim asi, mis juhtuda, sellepärast, et seda muidu ei oleks seda suhet sellisel kujul siin, nagu ta on. Sest me oleme kõik selle töö ära teinud, mida väga paljud üldse ette ei võtagi oma suhtes, et seda lähedust luua juurde. Just, ja siit tekibki nagu see küsimus, et miks? Te mõlemad mehed olete nagu siis nendes rasketes hetkedes selles kriisis otsustanud põhimõtteliselt illustratiivselt vaadata peeglisse, võtta oma munad pihku, paluda abi, näiteks teraapia näol, mis iganes on ju, te olete erinevaid teraapiaid teinud on ju, ja otsustanud muutuda ja võib-olla see ongi see minu meelest see, tegelikult elu ei ole niimoodi, et on üks kandev hetk, kogu aeg käib üles alla on ju, aga piltlikult see on olnud see koht, kus te olete võtnud otsuse muutuda. Miks te olete nagu valinud selle tee? Sest nendes kriisides on väga lihtne lihtsalt tõsta käed ülesse. Ma sain haiget, ta tegi mul haiget, me läheme lahku, see ei toimi, alustame puhtalt lehelt. See on ju nii lihtne välja pääs. Miks te olete valinud teha muutuda? Sellepärast, et me oleme mehed. Me oleme mehed, kes tahavad saada meesteks. Meheks saamine kestabki, ma arvan, et elu lõpuni, aga jah, mis meil on see, et me peame elu lõpuni õppima vastutuse võtmist. Ja see on see koht. Kui mina oma kalli kaasaga kokku sain, siis ma teadsin, et tegelikult ma panen taga elu lõpuni. Et seal ei tekkinud, isegi selle kriisi ajal ei tekkinud seda kahtlust, et siit kuidagi nagu nii-öelda laiali peaks minema. Et pigem nagu ma ei teinud isegi mitte muutust, vaid ma õppisin iseennast vastu võtma kogu selle 360 spektriga, sest mina ei olnud endas vastu võtnud seda isa poolt. Seda, kes on, see ongi see liiderlik, kes on nagu nii-öelda, see paneb nii-öelda tina ja seda kõike. Ja nii kaua, kui me selle vastu võitleme, terapeut ütles mulle seda sama asja, nii kaua, kui sa vastu võitled, sul lõpuks saab energia otsa ja saab siin ikkagi kätte. Sa pead seda aktsepteerima, seda poolt endas. Ja siis sa saad selles, kui sa muutud sellest teadlikuks ja aktsepteerid seda poolt endas, siis sa enam ei kontrolli sind, vaid sina saad hakata teda kontrollima seda poolt. See tundub alguses niisugune pseudo, kummaline, veider, aga kui ma aktsepteerin enda sees alkohoolikut, kui ma aktsepteerin enda sees seda, kes võib olla liiderlik, on ju, et siis see enam ei saa mind kontrollida. Võtab jõu ära. Võtab jõu ära. Ja näiteks, kui me teraapiasse läksime, ega siis näiteks Kristo läks koos Eveliniga, läks baariteraapiasse, siis mina võtsin selle tee koos oma naisega, kus me läksime siis baariteraapiasse niimoodi, et kus me tegime ise endaga 5-6 seanssi ette ja alles siis saime nagu nii-öelda baarina kokku selles samas ruumis. Ka mul naine hakkas ennast avastama, et miks ta jõudis sellesse kohta, sest kui toimub see nii-öelda suhtekriis või see petmine, siis seal on ka mitu osapoolt. Et kuidagi moodi oli ta selle ruumi taonud. Täitsa peks, milline naine, seal ta räägib päris hästi ilusasti sellest, seal võite kuulata Kadri Varsbergi osa, üks populaarsemaid minu teada. Ja see on väga bänger osa. See on väga bänger osa, seal ta räägib, kuidas ta tegelikult selle kriisi nagu nii-öelda sinna ellu kutses, saate temas perspektiivi ka. Aga miks me seda täna nagu nii-öelda teeme, ongi see, et me tahtsime, et meie suhe läheks paremaks, sügavamaks, et reaalselt ma ei osanud veel sellel hetkel oodata seda, et kuhu see võib minna.
see suhtekriis oli kõige sitem asi mu elus üldse, mis ei olla. See oli meeletu valu. Sa iga hommiku ärkad üles ja ma tegin tööd laste metsa sünnipäevas, mis on rõõmsad asjad. Lihtsalt vahepeal sa jääd seisma, paned käed põlvede peale. Lihtsalt hingad ja mõtled, what the fuck, mida ma teinud olen? Mida ma olen teinud oma naisele, mida ma olen teinud oma lapsele, mida ma olen teinud iseendale, mis ma oma elule olen teinud. Mingid aktid, asjad tulevad nagu silma ette ja see on nagu kõige juuadam asi, nagu see süütunne ja äng nagu nii-öelda pressib sind nagu kokku ja rebib sind tükkideks, see on nii rõve selles kohas olla ja see on valu. Ja mida meie mehed tavaliselt ei tee, mida meil on õpetatud, mehed ei tunne valu. Tegelikult tuleb see vastu võtta ja sealt tuleb läbi minna. Naised oskavad teda juba teha intuitiivselt. Miks? Sest kas või see uue lapse maailma toomine, see on meeletult valus. Nad oskavad valu paremini vastu võtta kui mehed. Ja sealt toimub see päris areng. Mina võtsin selle valu vastu oma naise toel, kes ütles mulle, ma mäletan seda, kui see oli üks märgilisemaid kohtasid, kes ütles, et aga, mis valu sina kogesid, kui sind peteti eelmistes suhetes. Ja siis ma kukkusin, sest ma arvasin, et seda ei ole võimalik algust päästa, nagu, et kuidas on võimalik, et see on andestamatu tegu. Kas on? Sina ju andestasid. Ja siis ma võtsin selle vastu. Ja siis hakkasid tulema tööriista kohvrisse, hakkasid tulema uued ägedad tööriistad, mida varem ei olnud. Näiteks brutaalne ausus tuli meie suhtesse. Iga kriis lõpetab vana suhte sealt, kus ta oli. Neid kriisi tuleb meil elus suhtes. Mida kauem me koos olema, tuleb rohkem ette. Mõned on mastaapsed, nagu näiteks seegi, mis on mastaapne. Laste tulek, on see kriis. Armumise faasi lõpp on kriis. See samuti petmise koht on kriis. Keegi kaotab töö, on kriis. Enda identiteedi otsimine on kriis. Tagasi tööle mineku ja lastega kodus olnud kriis. On kriis, et see kõik muudab seda dünaamikat. Lapsed kaovad suureks, tulevad puberteet. Laste puberteeti ei ole laste kriis, vaid see on enamus ikkagi perekonnakriis. Vanemate kriis, sest nad panevad kõik proovile, mida sina senimaani oled neile õpetanud, näidanud ja nad tahavad näha, kas see tõesti, kas ma võtan selle kaasa oma päritolu perest või mitte, kas see enam pädeb või mitte. Nad panevad selle kõik proovile, ja see on ka kriis. Ja mida see kriis nagu nii-öelda meil sealt suhtes tõigi meeletult ägedad tööriistad suhtesse, oligi see sammune brutaalne ausus, suhteväärtused, et me üldse need pane minna. Mingisugused iseenda energiatassi täitmise kohad, kas need on piisavalt täidetud, kas me hoolitsesime enda eest üleüldse ja arusaam, kes on suhtes esikohal, kas need on lapsed. Kui me pühendasime oma lastele, meie suhe läks koinile perse, mida tavaliselt inimesed teevad, me peame need elus hoidma. Tegelikult esikohale me saime iseennast seada, kas või läbi nende teraapiate, uuesti hobide ja enda energiatassi täitmiste kohtade, et me julgesime enda vajadusi ka välja tuua. Ja see andis niivõrd palju neid uusi teadmisi, mis nagu meeletult ülikõva tööriist oli omavaheline kommunikatsioon. Sest me olime väga palju suhtelis eeldanud. Ta ju peaks mind mõistma, ta peaks minu valu tundma, ma võin solvuda rahulikult, ta ei näe mu sisse, ta ei ole mitte edapaukson või mina ei ole mingisugune Igor Mang, kes nagu loeb taevatähti ja täna mul naisel selline tuju sellepärast, et ma ei teinud seda või teist ja kolmandat. Palun räägi mulle, et mida sa vajad minult või mis on praegu siin suhtes puudu. Ehk siis meil tekkis kommunikatsioonitöörist suhtesse, milleks on suhteaudit. Täna meil on Papside lehel, palun, kes ei ole seda kasutanud, võtke see kasutusel, see meil veebikoolitus on olemas. Te väldite niivõrd palju neid mõttetuid tülisid. Niivõrd palju, kui te seda regulaarselt kasutate. Ja see on täna meil üks põhiline asi, mida me täna nagu propageerime ja kasutame ise. Et kus me saame seda alati välja võtta, erandkorraliselt teha või siis regulaarselt nagu nii-öelda kasutame ja teeme. Ja see tõstis meie suhte kvaliteeti. See samune kriis, et me võtsime vastutuse mõlemad iseennast aksepteerida. Võtsime vastutus mõlemad, et me tahame seda suhet parandada, me saame seda edasi viia ja see viis selle mõnusalt kõrgele tasemele ja võiks öelda, et see teadlikkus, mis täna tekkis, et me oleme parimas kohas oma suhtes. Mitte, et mul oleks täna mingi happy pupi, ma läks koju. Ei, mul täna kodus ongi veel käsil ka üks minikriis, seepärast, et ma rohkem olen praegu pühendanud ennast tööle ja samamoodi ka minu naisel on minikriis käsil, sest ma läksin rohkem pühendun praegu täna Papsidesse, mind ei ole enam niivõrd palju kodus. Me peame sellega kohanema, selle olukorraga. Mis ei tähenda nüüd seda, et meil oleks mingi
fightimine käib, vaid meil on olemas nüüd tööriistad, et kuidas me saame seda kohanemist teha, kuidas käib see kommunikatsioon, kuidas proovime üksteisele anda mingisugust mõistmist, arusaamist. Mina täna ei kuule teda vahepeal. Võib-olla ongi vaja kolmnurgastada, võib-olla on vaja uuesti teraapiat võtta ja tema tunneb seda, et ta ei ole kuuldud. Aga me saame sellest üksteisele rääkida, ilma et me hakkaks kohe üksteist pussitama. Et sa oled ise ka ju süükene. Miks sa pidid ära minema? Mida sa teed? Et ei toimu enam seda tüüpilist süüdistamist, vaid kuule, mul on praegu kurb olla. Mul on tunne ennast praegu üksikuna ja ta saab seda öelda ja ma saan seda kuulda. Väga ilus. Kristo, sinu mõtted ja võib-olla nagu minna ka veel tagasi, et miks sina valisid siis läbida seda teraapiaid, võttes asi kätte ja kuidas need tööriistad siis täna sind ja teid aidanud on? Ja mul oli otsus oli vist oli nagu põhiline, mis see nagu tehtud. Ma mäletan, seal oli erinevad need erinevad kohad. Mäletan ühte, et meil oli, eks me läksime selle protsessi käigus tegelikult ju nagu lahku ka nagu korduvalt, et see oli päris nagu ütleme tagantjärgi mõeldes oli see ikkagi ebameeldiv, et kohti oli see palju. Mäletan ühte korda, kus me olime kuskil rannas, olime Kokkumaa rannas, olime 2 autoga ja siis, et meil oligi see, et nüüd on kõik, eks ju, et nüüd on üks tore, vahetame need viimased asjakesed ära, mis meil olid üksteise juures ja et teeme nagu kõik, et tõmbame asja kokku ja mäletan mingid rebase kutsikad jooksid seal kuskil veel nii-öelda seal auto juurest mööda ja armas tore, aga kurb hästi ja nagu väikid pisarad ja et ikkagi kahju on see teha, aga tõesti, et seda asja ei saa nagu et meil ei ole mõtet seda asjaga nagu jätkata, seda valu on nagu nii palju, et me ei lähe sellest üle. Ja siis on see, et paned autot tööle, auto käima lihtsalt enam ei lähe. Kõik. Lihtsalt kõik, oleme seal, mitte midagi ei tee. No mis sa teed, et jätad nagu naise üksinda sinna ei ole ju. Tellid selle treila järgi värgid, viid autot kuhugi ära remonti värgi, teed kogu protsessi läbi, eks ju. Selle käigus saad mingit kommunikatsiooni nii-öelda juurde natukene. Okei, kuule vist praegu ikkagi ei lähe nagu. Et see sellised nagu, nimetame seda, et elu toetas ka seal üpris palju, et me nagu ei saanud üksteisest minna. Aga seal oli jah, mingisugune soov oli ja siis ma mäletan seda, et see oli, võttis nüüd aega see protsess, aga mul oli ühel hetkel oli nagu otsus. Ehk siis ma tegin nagu otsus, et jah, see on see, mida ma tahan ja kui see otsus oli tehtud, siis mul läks nagu tohutult lihtsaks. Naisel veel ei läinud, aga mul oli nagu tohutult lihtne. Mul oli otsus tehtud ja ma väga soovitan seda teha, et otsus, kui on otsus tehtud, siis on see, et sa lihtsalt teed enda jaoks nii palju lihtsamaks, sest seda asja sa enam ei kaalu, kas on nii või teistpidi. Ja siis olid nagu erinevad protsessid, aga üks suur asi, mis muidugi oli, seal oli see, oli isaks saamine. Ehk siis kui need ikkagi triibud tulid, kui enne oli see vastutuse võtmine otsus, siis kui triibud tulid, siis käis ikkagi mingisugune totaalne nagu jõnks läbi, et okei, kuule, nüüd on see, et nagu elu lõpuni, nüüd on asi on see nagu väga paigas ja väga korras. Et ma arvan, et Evelinil tol hetkel võib-olla veel, nagu tal oli ikkagi, et wow, nüüd selle tüübiga veel laps saada või, et oot, kuule, et kas see on ikka nagu nüüd mõistlik mõte, sest et mingil määral see protsess veel nagu tema jaoks kindlasti tol hetkel veel käis. Aga mul oli otsus oli tehtud ja kui veel laps tuli, siis see nagu oli veel eraldi kõik tundeampluaad, mis ta nagu lahti lõi ja see vastutuse võtmine, mis hiljem ennem ka rääkisid, et see oli nagu veel nagu see nagu pani pitseri veel sinna nagu peale. Et väga suur asi oli see isaks saamine, ma arvan ka selles protsessis. Et isaks saamine aitab meil meestel meheks saada. Kui võtta vastu see otsus, et meheks kasvada ja nagu võtta vastutus ja teistpidi nii-öelda nagu vastu võtta ka see valu ja kõik need vead, mis me teeme, et kuidagi nagu otsa vaadata nendele või andestada endale, et ma olen siin mitu korda nagu rääkinud, te võtsite vastu otsus, aga see justkui te otsustasite hakata meheks, aga seal on nagu nii palju ka seda, et ühtepidi sa pead nagu valima sinna suunas liikuda ja teistpidi sa pead kuidagi nagu lahti laskma nagu, et okei, läheb nii, lahti laskma, et ma ei olegi täiuslik, lahti laskma, et me ei olegi alati rõõmsad ja võib-olla nagu oluline ka see, et te olete nüüd väga palju rääkinud nendest tööriistadest kõigest, et kas te siis täna olete ideaalsed mehed, ideaalsed partnerid või? Muidugi, 100%, me muidu ei teeks seda papside värki. Räägin. Sul on vist rohkem, sinu naine paneb rohkem kasutab seda vist. Kui Kristo asemel istuks Katu siin, või enam kui ma pidin Evelini asemel istuma, istuks siin. No siis oleks hoopis teised jutud. Ei, tegelikult ega sind seda täiust ei saa. Et kindlasti ei saa täiust. Et mis asi see täiuslikkus on? Minu jaoks ongi see täiuslikkus on eluvärvid. Mis ma ise olen värviline. Sest tume ja must on ka värv. Et neid kohtasid, meheks kasvamise koht minu jaoks oligi see, et kui ma hakkasin aktsepteerima ka neid tumedaid pooli endas ja ka suhtes, et neid tuleb ette. Ja täna, kui ma mõistan seda, et oota, kriisid on ju kasvu koht,
siis ma ei karda enam kriise. Jah, seal kriisis on olla väga kehva. See on vastik tunne ja kogu aeg ei tahagi protsessida. Tahadki elada seda lihtsalt elu, kus ei ole nii palju seda teadlikkust. Igatsed vahepeal isegi seda taga, sest mida rohkem tuleb teadlikkust, seda rohkem sa hakkad nagu nii-öelda seda asja nagu nii-öelda nägema seda suurema pildiga. Et igatsedki nagu nii-öelda seda taga, aga neid tuleb, neid pangisid ja kriise tuleb kogu aeg ja need panevadki testile ja vaatavad, kas sa seisad päriselt nende sõnade ja tegude eest, mida sa oled nagu nii-öelda saavutanud. Sest minu meelest karma või see tuleb kohe, ütleb, et no nii, kas sa oled nüüd kange vend? No, üks mehelikkuse pool minu meelest on ka hästi tähtis on see alistumise koht, vaata nagu Mihkel sa välja tõid. Et nagu sa ju aktsepteeridki seda, et on pekkis, on ju. Et siis sa nagu pead oskama ka alistuda mingistel momentidel, et kõik ei ole sinu kontrolli all, aga üks asi, mis on alati sinu kontrolli all, on see, kuidas sa neid olukordasid vastu võtad. Et see on see, kuidas sa nendesse nagu nii-öelda suhtud ja nii-öelda toimetad. Seda Kristo tahab rääkida. Ma tahtsin selle sama, et papside ja nii-öelda siis iseenda nii-öelda, kuidas öelda, kui palju ta nagu kaasa annab, et ühtepidi on see, et loomulikult meie naised saavad ära kasutada ja öelda, et kurat, et sa need koolitad seal papse, aga vaata, milline sa ise oled, eks ju, nagu, et see on nagu head tööriistad oleme neile kätte, head relvad. Iga päev saab võtta, kui on nagu kehva koht, siis võtta nagu tagataskust välja. Aga mul on just see, et ka, et see tänu papsidel on see, et see eneseanalüüs on läinud nii palju paremaks, et kui sa jälle oled seal nagu, ma ei tea, tiimeline see väike poisike, kes tahaks solvuda, siis on see, et sa mõtled, oota, aga kuidas ma tahan, et see lugu praegu lõpeks? Et kui ma peaksin seda koolitusruumis praegu seda lugu rääkima, kas ma tahaksin siin selle ära lõpetada, et see väike poisikene solvus siin oma, ma ei tea, naise peale, eks ju, või ma mõtlen selle peale, et oota, aga mida mees praegu teeks nagu? Et kas ma oleks solvunud või ma lähen oma naise juurde ja hoian teda, võtan tal ümber kinni ja pakun talle seda meest, kes ma tegelikult ei olla tahan. Et kumma versiooni ma praegu nagu valin. Ja see nagu papsid on andnud selle nagu väikse nagu see ora või sellise koha, et oot, et kuidas ma tahan, et see asi nüüd välja nagu mängiks. Või teine koht, mis meil on olnud endal omavahel nagu suhtekriis, muidu seda suhtaudite tööriista me kasutame ise oma suhtes täpselt samamoodi Illimariga. Viimane oli siin eelmine aasta nii-öelda novembris oli, eks ju. Et me oleme üksteisele ka nagu ora, et ma olin Illimarile, kuule Illimar, et väike kriisikene tuli, et kuule, et sa praegu hetkel nagu, et me räägime koolitusruumis ühte, aga see tegelikult nagu päris elus on teine, eks ju, et sa praegu hetkel ei nagu vali iseennast, et sa valid nagu teised suhted enne iseennast ja sa oled nagu ütleme, sitapea praegu, ütleme, kas läbi põlemas või nagu kehva, eks ju, kõikide oma ümbritsevate inimeste suhtes. Et see, it's not okay. Ehk siis ta annab nagu sellise väga minu arust nagu positiivse nagu siukse, ma ei tea, ongi orakese. Hoid ennast nagu. Lisaks veel juurde on ka see, et meil oli see minisuhte audit oli veel või suhtegi väike kriisikene või tegelikult peale seda, kui me tulime suusariisilt ära. Ja seal oli ka nii mõnus koht, kus ma jälle sain nagu Kristole anda, et nagu nii-öelda meie suhtes, et me oleme nagu see yin-yang või sukkesaabas siin, kui me neid asju teeme, et hästi mõnus nagu nii-öelda dünaamika. Ja siis vahepeal nagu nii-öelda upume sinna natukene liiga papsidesse ära, aga siis on nagu mingi moment on see, et ma tahan, et mul oleks sõber ka siin, et Kristo on nagu väga hea sõber, on ju. Ja siis mul nii väga meeldis see, kui me seal suhteauditis saime selle välja tuua, oli see, et mis on üks reeglitest, et ära anna nõu. Et oligi too hetk oli nagu mul oli kriisiolukord on ja siis Kristo tegelikult tuli hakkas päästma sõpra, kui tegelikult mul oli vaja lihtsalt välja elada emotsioon ja siis me saime nagu nii-öelda selle ka sinna tuua. Ja muidugi seal läks natukene aega selle kohanemiseks, ma ütlesin Kristo, ma nagu natukene pelgasin seda, et ma ei julge sulle jagada, sellepärast et äkki sa ei võta enam seda vastu, kuid sa võtsid selle jumala ilusasti vastu, et kas sõpradele soovitame nagu nii-öelda seda teha, sa võtsid selle nii ilusasti vastu, et ütlesid, kuule, okei, sorry, et ma tõesti ei kuulanud siin nagu, et järgmine kord väljenda ka, et nagu sa soovid ainult praegu jagada või et kui sul on... Ja nagu suhteski on, et anna teada nagu oma partnerile tegelikult, mida sa praegu teha soovid, eks ju, et meie meestena eriti, me oleme ju mingi retsid nagu tarkpead, eks ju, me alati teame, mis on lahendused, probleemi lahendusoskus nagu kohe hüppame sisse, lahendame ära kõik naiste probleemid. Ja tegelikult seda pole vaja. Enamasti seda pole vaja, enamasti tahetakse lihtsalt jagada, ära kuulata, aga siis jälle naistele, kes kuulavad praegu, andke oma meestele teada seda. Et ma praegu soovin jagada sulle, et lihtsalt kuula, ole olemas mulle, ma tahan jagada kogu oma, nii-öelda, ma ei tea, mis päeva toimus või oma probleeme või mis iganes. Ja ei ole vaja kohe päästa. Aga kui küsimusele vastates, siis tegelikult nagu me ennast kutsume ikkagi, kes me teame, kes me oleme kogemuskoolitajad. Ehk siis meil on vaja ikkagi kogu aeg kogeda neid fakte või asju, mis me teada oleme saanud. Ja see ongi, et kui naine tead ütleb
äkki ja siis Kristo ütleb, et nagu mul on valikuvariant, kas ma käitun nagu papsid või ma solvun ära, siis ta peab vahepeal ikkagi ära ka solvuma, sest või näiteks ikka tuleb ette. Sa lihtsalt pead nagu korra vaatama, et nagu värskendama neid asju. Meelde tuletama, eks ju. Ja nagu ütlen ka, et nagu konfliktid ka, see konfliktid ei tähenda, et sa oled nagu vale inimesega koos. Konfliktid on see, et sa oled lihtsalt inimesega koos. Ehk siis igas suhtes on need konfliktid ja nagu kriisid ja me kurja nagu tahame nagu meie see nagu tavapärane reaktsioon on see, et tahaks neid vältida ju, tahaks neid eest ära põgeneda, tahakski need vaiba alla lükata need ära, aga et konfliktid on normaalne osa ja kui konfliktis saab tekkida koostöö. Ja muidu seda ei saa tekkida, muidu me ei teagi üldse, et meil on midagi. Ma olen väga konfliktne kartnud. Mina väga kartsin konflikte, sest mu vanemad näiteks kunagi ei näidanud konflikte laste ees välja. Muidugi neil oli neid, aga kunagi need täiuslikud, ma alati mõtlesin, täiuslik paar. Et nagu see mõtlesin nagu, et lihtsalt ei vaidle omavahel selles mõttes täiuslik, alati nagu saavad läbi. Ja siis sealt tekiski mõned, kui sul on konflikt, et see kohe tähendab, et nüüd on kõik nagu läbi ja kuidagi tege enne, nagu seda rääkisid, et see hirm ja need kriisid on ebameeldivad ja need on hirmutavad ja et võiks nagu alistuda sellesse, et siis kui kriis on, ei tähenda, et kõik peab nagu läbi olema ja mul on ka nagu väga suur õppetund olnud, et nagu võtta konflikti vastu. Ma olen väga palju seda teie pealt õppinud, kuulates teie neid lugusid kodusest elust. Ja just korra tuli lihtsalt meelde see nõu andmise teema, et naised peavad ütlema, aga mehed samamoodi. Mina tihtipeale tahan oma abikaasale lihtsalt nagu rääkida ja ma ei taha, et mul nõu annaks. Ja siis mõnikord ma nagu hakkan talle rääkima ja see kõlab nagu, et kuule, ma olen hädas, on ju. Ja siis ta annab mulle nõu ja siis ma mingi, ma ju ei tahtnud, et sa mulle nõu annad õigus ja ma pidin ütlema sulle seda ja õigus. Vastupidi ka, täpselt samamoodi. Ja siis mul jälle tuleb meelde, ma pidin ütlema ja siis mõnikord ma ikka, kuule, ma tahan lihtsalt nagu rääkida, et nõu ei taha. Nüüd ühesõnaga, mis ma kuulen, nagu see, et ei olegi täiuslikud mehed. Ja sitta juhtub, aga lihtsalt kõik need tööriistad ja kõik see, mis te teete, aitab nagu õhtul pärast seda sitta lihtsalt ikka koos rõõmsalt magama minna ja üksteisele teha musio lauba ette, et kuule, hommikul uuesti. Need tööriistad on, et need aitavad üsna palju igasuguseid minimomente nagu nii-öelda ära hoida või kui mingisugused suuremad fundamentaalsed asjad tulevad, siis annavad ka selle teadlikkuse, et kuidas me siit läbi läheme. Et see ei ole nagu nii-öelda, see on dead end, et see on nagu nii-öelda lõpp, vaid tegelikult, et tekivad oskused, et kui sa oledki mingi hardcore kriisis, sul tekivad oskused, kuidas vahepeal nüüd pausi peale panna. Kuule, meil on praegu suhtekriis, aga meil on vaja päris eluga ka tegeleda. Paneme korra pausi peale. Pausi peale, lapsed kooli, lasteaeda. Eriti kui 3 last on. Jah, eriti kui 3 last on. Väga oluline oskus. Teed oma need süsteemid ära ja siis pausi nuppu pealt ära. Ja see konfliktidures ongi kõige olulisem ka, et meil on ka näiteks naisega on erinev lahenduse meetod. Mul on see, et ma tahan nagu kohe istuda maha, hakata rääkima, sellepärast, et läbi rääkimise me saame ju asjad selgeks, eks ju. Ja naisel on see, et pigem, et nagu tal on vaja enda sees see läbi protsessida, tal on vaja teha üks, ma ei tea, 5-kilomeetrine metsatiir enne, eks ju, et saada nagu kokku. Et siin me oleme sellest ka aru saanud, et me lahendame asju erinevalt ja meil on vaja niimoodi, et näiteks kui on konflikt, et ta saab oma 5-kilomeetrise metsatiiru ära teha, eks ju, mina siis tahan pärast välja rääkida, et me lepime aja kokku, et okei, et me nüüd lahendame seda ära ja me ei jäta seda nii-öelda õhku rippuma, me tegeleme sellega, aga me tegeleme sellega siis, kui tema on saanud selle tiiru ära teha ja siis tuleme kokku ja ma saan kõik selle asja välja rääkida ja siis asjad lahendavad või tulevad lahendused. Et saada aru ka, et me oleme erinevad tegelikult enamasti suhetes. Miks te teete papsid.ee-d? Tegelikult isegi need põhjused on ajas kogu aeg juurde tulnud. Kunagi kui me paps alustasime, siis nüüd on sellest üle 2 aasta möödas. See on üle 2 aasta olime sügisel Sõrves ääres, minu suvilas. Olime seal, olime metsamatka teinud nagu mõnusa ja siis meil tuli see, et kuule, et erinevad põhjused. Illimaril oli see sõbranna Sofi oli ka juba natukene mõtet idanema pannud, et kuule, et papsidele väga asju ei ole, eks ju. Aga meil oli see, et me vaatasime, et kurat, et väga paljud meil isegi tuttavad teevad suhtekoolitusi, viivad nagu läbi erinevaid, ma ei tea, töötubasid asju, aga kõik nad oli vähemalt tol hetkel, keda me teadsime, olid see, et nad teevad seda ideaaltingimustel. Ehk siis ideaaltingimustel on see, et kas lapsed on juba suureks kasvatatud, neil ei olegi lapsi, kas lapsed on 2 nädalat ühega, 2 nädalat teisega, et aga see koht, mis me mõlemad olime kogenud, kus on nagu väiksed lapsed, kus nagu see nagu kõik on korraga, kus päriselt on nagu kriis, kus päriselt on see lahkumine koht on nagu suhetes nagu nii suur, siis et seda perioodi ei
kajastate või sellele perioodil tegelikult nagu abi või nõu või nagu ei pakuta. Me teeme praegu ka nüüd alustava isa ABC. Me teeme siis nagu, isad tulevad ka kohale ja küsivad, et nagu mähkudest ei räägigi, eks ju, et et ei, me räägimegi suhetest. Me räägime 3 suhtest, me räägime see kõige tähtsam suhe endaga, paarisuhe ja siis suhe lapsega, et me räägime suhetest, sest need on nagu need kõige olulisemad ja kõige keerulisem ka, et kuidas neid suhteid hoida, et need asjad nagu oleksid nagu koos. Et ma ei tea, kas või lastega suhte osas, et keegi me ei taha 30 aasta pärast jõululauas üksinda istuda, eks ju. Ja paari suhte mõttes, kui sa mõtled, et kui sa tahad selle inimesega elada nagu elu lõpuni koos, mida sa näiteks abieludes lubad, eks suure suuga, siis et nagu, kas sa teed selle jaoks tegevusi ka või? Kas ta on päriselt ka prioriteet sul selle elus nagu, kas see paarisuhe, sa päriselt panustad sinna? Et meil on komme see, et me, ma ei tea, ongi nagu me ürgmajast tuleme, eks ju, meil on mammut on koju toodud, kätte oleme meestena saanud, eks ju. Ja siis läheme sinna diivani peale L-bandi kombel nagu käsi läheb üksi ja vaatame seda telekat ja poleerime seda pulti ja et meil tegelikult see justkui oli prioriteet, aga kui see arvamise periood saab läbi, kui asjad ei toimi enam iseenesest, siis me justkui nagu kõik, me ei tegele enam sellega läbi, et selles suhtes, et siis mõtleme, et okei, et see suhe nagu küll vist ei toimi nagu. Aga millal me viimati panustasime sinna, ma ei tea, millal me tegime viimati tõime uudsussuhtesse, romantikat suhtesse, eks ju, et vaataks korra sellele otsa. Meil, ma ei tea, rekord on seal koolitusel olnud, kui me küsime, nüüd on see rekord tehti üle, aga see, mis meil oli rekord? 5 aastat oli. 5 aastat oli, jah. Et viimasest date'ist. Viimasest kohtingust oma partneriga oli 5 aastat. 5 aastat. Saad aru, mees oli 5 aastat. Enne seda ka polnud väga tihedalt. Ja sellel tüübil tegelikult ma andsin andeks, sellepärast, et iga kord, kui ta oli date'il käinud, siis ta oli saanud lapse. Ja ta oli 3 tükki. See rohkem ei taha. Okei, sulle anname andeks. See on natuke see Illimar ja Katju, et Illimar puudutab, Katju õlgab, põmm jälle laps. Aga miks sinu jaoks, Illimar, miks papsid? Miks papsid? No tegelikult on mul Pilsbergiga oli ka see suur missioon, et kui ma hakkasin seal, jumal audun, Pilsbergi 6 aastat teinud äkki või. Miks ma hakkasin seda tegema, oli see, et ma mängisin oma lastega, mürgeldasin, mässasin ja siis tuli välja, et see defitsiit, et isad ei tee seda, siis ma tahtsin seda näidata, inspireerida inimesi. See on minu nagu südame soovid inspireerida, anda nagu nii, et wow, et see on väga äge ja siis anda seda emotsiooni nagu edasi, et kurat, nii saab ka. Ja siis see papside värk tuligi, et tegelikult see sõbranna Sofi rääkis muga, kes on ämmaemand, ütles kui Lillikas, et perekoolis ei ole keegi anna mingit nõu isadele, et mis nüüd juhtuma hakkab. Emadega räägitakse, et mis toimuma hakkab, kuidas su keha muutub, kõik muud siuksed füsioloogilised asjad ja mis nagu nii-öelda koduseinte vahel, aga isadel ei räägi keegi. Ja nii ta oligi, ka mina ei saanud mingit guidebooki või värki. Keegi ei anna sünnitusmaast meile midagi kaasa. Mingit rohelist raamatut ei tule kasutusjuhendit, mis nüüd hakkam saab. Titel antakse enam kasutusjuhend, aga mis nüüd suhte juhtuma hakkab, seda ei ole. Ja siis see panigi nagu nii-öelda mõtte idanema, et kuule, aga tõepoolest peaks midagi siukest tegema. No ja siis, kui me Kristoga olime selle mõtte ära mõelnud ja mõtlesime, et ei tea, kas ongi nagu... see lugu ka veel ju kuule õigustab. Ei tea, kas ongi nii vajalik või midagi, on. Siis me, ennem kui me hakkame mingit koolitust tegema, võtame selle Statistikaamet, kirjutasime Statistikaametile, meil on siukest asja vaja, siukest statistikat ja selliste numbritega. Ja siis, kui sa nagu vaatad, silmees on 2,7 korda rohkem lahutavad lastega pered. Ja millal see piik on? See ongi see, kui need lapsed nagu nii-öelda nagu lasteaeda lähevad juba 2-3 aastasena. Siis oli vaata, siis tekkis see missioonitunne peale, et seda numbrit, seda paganama numbrit ei taha näha. Need lastega abielud lahutavad 2,7 korda rohkem kui ilma lasteta abielud. See number läheb järjest allapoole alates 3. lapsest, aga see 2,7 on ja see, ta on nagu drastiline. See on jõhker. Kui me ise mõtlesime ka, et alguses, kui me koolituse tegime ka, meil oli ju see, et me tahtsimegi teha nagu nendele väikeste laste isadele ja kuna Sofi see perekoolist asi hakkas, eks ju, siis nüüd me jõudsime 2 aastat hiljem, jõudsime ITK-sse, teeme perekoolis alustav isa ABC-d, ehk siis see protsess võttis ka aega, aga mis me tegime alguskoolitusi ja siis alguses oligi see, et mõtlesime, et kõik tulevad väikeste laste isad, sest see on see keeruline periood, eks ju. Ja siis tuleb välja, ei ole. Tulevad 5, 6, 7 aastast isad, eks ju, teisvelist isad, paar vanaisat lükkas teisel 3. koolitusel juba sisse. Meil on see, et kuidas siis niimoodi. Ja siis tuleb välja, et see pausinupp, eks ju, kus suhe pannaksegi pausile, see lihtsalt kestab.
ehk siis tegelikult on see, et sul nagu see suhe, mis väikeste laste perioodil ei ole enam fookuses, see unustataksegi ära, sellepärast et nagu teadlikkust ei ole seal. Ja tegelikult see nii-öelda, see väärtus, ma arvan ka, mida meie pakume, see on lihtsalt tegelikult tohutu, et me raputame kõik nad uuesti üles, kõik need isad ja kõik emad ka samamoodi, et me raputame uuesti üles, et kuulge, et nagu paneme prioriteedid paika ja teeme seda läbi mõnusa nagu motivatsiooni, huumori, inspiratsiooni. See ongi see, et nagu see, kui nad koolitusruumi jõuavad, ega me ei ole seal, me ei anna mingit, me ei hakka uuesti jalgratast leiutama, me ei anna mingit kuldvõtmekesi, et kuule. Mõned võib-olla anname. Mõned anname, aga ütleme, nad on neid kuulnud. Ja mis toimub meie ajus on see, et ma olen kuulnud, et tead, ma pean tervislikult toituma, ma isegi tean, kuidas tervislikult toituda, aga ma pagan ei tee seda. Ehk siis on mingisugune lüke, on puudu. Ja tuleb ja ütleb, kuule, aga ma olen kõiki neid asju nagu põhimõtteliselt nagu mitte kõiki. Näiteks suhtaudit on ikkagi asi, mida inimesed ei tea, kuidas teha. No täpselt ja me nagu anname selle nagu pulkadeks ja anname nagu kätte. Aga ja see tuleb sinna ja siis tekib mõistmine, oh my god, kui et ma olen teadmiste lõksus olnud ja kui see nagu me loome sellise mõnusa ühisruumi, kuidas nüüd teised papsid räägivad, et neil on ka vahepeal pekkis olnud või naised räägivad, et on pekkis olnud, siis annab see niisuguse tunde, et kuule, et ma ei ole tegelikult suhtes praegu kas kõige halvemas kohas või kui ma olen, siis ma tean nüüd, mida nüüd teha, sest need vennad nagu on teinud ette ja pärast tulevad need tagasisided, mis on nagu, see on nagu meie kütus. See on meie kütus. Seda tasub lugeda me kodulehe pealt ka, need on reitsid lihtsalt, see on äge. See on mega, mis nagu annab, et kuule, aitäh, eriti naiste poolt, et aitäh, me kasvatame nüüd lapsi tandemina, mees tuli ka kampa või siis, et see Saue, mäletad? See lahutuse. Vana ütles, et pärast nagu koolitust veel kirjutas, et kuule, kutid, et ma olin teie selle koolitusel tulekut, ma läksin õnnepaleesse koos naisega, et lahutus sisse anda. Neil oli lõuna. Saad aru, tüüpid oli lõuna. Mis andki lahutus sisse anda, siis mõtlesin, no hea küll on. Äkki märk. Siis äkki mingi märk on ja siis ma nägin teie kuulutust. Ja tulin see koolitusele ja mul on nagu osasid tööriistu, ei olnud minu tööriistu kohvris. Mul üldse ei olnud nagu, oligi need solmusid ja vaikus on ja niisugused asjad. Ma pole proovinud naisega rääkida. Et siuke naisi ka võimalik. Ja ütles, aitäh teile, kutid. Et ma ei tea, kas sellest saab asja või mitte. Me ei tea täna, mis temast on saanud, aga vähemalt sellel hetkel ta sai enda tööriistu kohvrisse asju, millega nagu edasi panna. Riik muidugi mul tuli meelde, töötab meile vastu praegu. Nad tegid ju lahutamise lihtsamaks. Ehk siis enam ei pea kohale minema. Saad online'is ära teha. Ehk siis nagu me tahame seda lahutuse protsenti vähendada, aga siin läheb järjest lihtsamaks. No ma ütlen niimoodi, et tehniliselt las see asi on lihtne, et sellepärast juba keegi lahutama ikka kätte. Aga mina olen nüüd selles mõttes väga heas kohas või väga huvitavas kohas on ju, mul on 2,5-kuune laps kodus, ma olen hiljuti isaks saanud, ülivinge, ma saan ka nüüd öelda, et ma olen selles papside klubis. Lõpuks, olen oodanud sind kaua sinna klubisse. Ja ka ma ise olen tegelikult väga pikalt oodanud seda hetke ja ongi tegelikult nagu, ma olen siuke intelligentne inimene, eks ole, tehniliselt, praegu kuni 2,5-kuune laps tehniliselt on tegelikult ikkagi väga lihtne. Mähkmete vahetamine on lebo. Ja mina, nii kui laps sündis, ma kohe julgesin ta käes hoida, kuidagi ma tundsin, et mis ta ikka on, küll ta elus püsib. Et tegelikult see on nagu see lihtne, see loomulikult on oluline teada ikkagi, kuidas see lapse nagu rutiin võiks olla, millal need magame saad, et seal on teatud tehnilised asjad, mis on päris olulised, aga tegelikult see on lihtne. Et see võib väsitav olla, aga see on lihtne. Vahetad mähkud ära, annad süüa, teed krooksu ära, vaatad natukese ringi, teed seda kõhuaega veidi, 5 tal vaikselt aeg magama jääda. No see ei ole raketi teadas ju. Aga kuidas see suhe seal kõrval, see on tõesti ilmselt nii lihtne ja nii automaatne, kuidas see suhe ei jää üle ööpausile, vaid see pausi nupprimodi aegluubis surutakse alla, kuidas sa järsku ei saa arugi. Vaikne konnakeetmine, jah? Et vaikne monakeetmine, et sa oled see suhte tegelikult pausile pannud ja sa ei pruugi aru saadagi, kui järsku on 5 aastat möödas. Ja mina, kui nüüd nagu alustav isa, mina ei taha sellist suhet ja ma ei taha, et mul oleks vaja seda väga-väga valusat kohta, mis ärataks mind ülesse. Kuigi kuulates me tänast vestlust on väga okei, kui need kriisid tulevad ja need tulevad nii või naa. Aga mida ma saaksin nüüd teha, et nii-öelda algusest peale proovida mitte teha õigesti või täiuslikult, aga mida ma saan teha, et teha paremini? Üks asi, mis ma kohe sulle ütlen alustavale isale,
ütlen, et palun saa sellest aru, et esimene aasta, esimesed isegi 1,5 aastat on paarisuhe sinu vastutada. Sellepärast, et naisel ei ole sinna ressurssi anda lihtsalt. Tal ei ole seda ressurssi, eriti kui ta imetab, et tal on anda ressurssi paarisuhtele. See on sinu vastutus ja nüüd sina pead hoidma seda 1,5 aastat, nii-öelda seda esimesed, ütleme aasta 1,5. Ma põhimõtteliselt öelda elu seda, andma sinna kogu aeg hapriku peale, tekitama seda romantikat uutust sinna sisse, et kui sa seda ei tee, siis ongi 1,5 aastat on tegelikult see asi nagu pausi peal. Naine sinna ei panusta automaatselt. Võib-olla tal mingisugune hetkel tekib nii-öelda ressurssi, aga enamasti mitte. Et see on nagu esimene asi, mis annaks kõikidele nagu papsidele kaasa, kes on saamas isaks või kellel on väike laps kodus. Ja teine asi, vastutuskoht, sa saad mees olla. Teine koht on see, et sa räägid naisele ka, et ma soovin mees olla. Mida teeb mees? Mees võtabki vastutuse. Ei ole see, et kuule, ma olen mänginud üleval toas PlayStationit, sa magad täna lapsega all, sellepärast, et mul on homme tööpäev, et muidu karjub või röögib midagi. Ja tegelikult on niimoodi, et kui ta enam püksi ei lase ja oskab omal jalal käia, et siis too alles minu juurde, eks ju, et enam-vähem oskab muga jutuga rääkida. See on juba hilja, et isaks olemine käib selle asja kõige juurde, et kuidas saab mees siis võtta vastutuse on see, et ta lubab naisel olla naine. Ja siin on naise koht ka, et naine päriselt lubabki olla mees, ehk siis ta ütleb mehele, kallis, mul on praegu keerulised ajad, mul on praegu energiat kulub siin lastega möllamisele ja ma tahan vahepeal tunda ennast naisena. Või siis sina ütled talle, kallis, tunne ennast praegu naisena. Mine praegu sinna vanni, mine praegu käid küüntes või kuskil pane endale juuksehoolitsus või mis iganes see on, ma võtan lapse 2-3 tunniks. Mida paljud naised teevad on need, et nad ei luba, nad ei usalda oma meest. Sa pead mehena võtmagi rolli või vastutuse selle suhte eest, sina hoiad seda ja see naisel ka lubada seda laps anda sinu kätte, et sa ei lõhu teda ära või et see ei juhtu midagi. Ja see naine saab kogeda ennast naisena. Kui julged kasutada taustajõudisid ja kõiki siukest asja. See on nii oluline ka. Ja siis, mis on suhteauditi juures ka on, meil on nagu üks küsimus, mis selle suhteauditisse iga kord on ja kõigil nagu muule, on siuke nagu hea küsimus, et kallis, mida sa praegu vajaksid? Lihtsalt, et saad aru vajadusest, mida sa praegu vajaksid ja nüüd, kui sul laps on väike kodus, siis jälle kuni nagu 1,5, eks ütleks kuni 2 või isegi rohkem peale, siis pane sinna juurde mehena, kallis, mida sa praegu vajaksid, et tunda ennast rohkem naisena. Ehk siis, et seesama, et sa ei oleks selles ema rollis, et sa ei oleks selles perenaise rollis, et saada natukene naist sinna rohkem sinna suhtesse. Sest ma arvan, et enamus naistel, kes praegu kuulavad ka, on nagu pikk nimekiri tegelikult asjadest, mida nad vajaksid, mida nad sooviksid ja nüüd on küsimus, kas teie mees teab seda? Enamasti ei tea. Üldiselt on niimoodi, et väikeste laste emad võivad öelda, et mul ei ole mitte midagi praegu vaja. Mitte midagi. Väga suur vale. See on tegelikult väga suur vale, et ennast tunda nagu paremini naisena, sest ta on tegelikult enda vajadused alla surunud, sest emadus tuleb esikohale. Ja mis on okei, et kui väike laps tulebki elus nii-öelda hoida sellel perioodil, aga vahepeal on vaja lasta seda naist sinna tuppa, mitte et ta kogu aeg käiks selle perenaise põllega või siis samade dressipükstega ringi, sest see annab paari suhtele niivõrd palju kaasa. Et te saate olla mees ja naine. Millal teil järgmine papside koolitus on, kui ma saan tulla nüüd, kui ma olen võtnud vastutuse, võtnud, tean 1,5 aastat suhe minu teha, mina pean naisele ütlema, et kuule, nüüd me läheme välja, ma annan lapse ära. Me tegime kusjuures niimoodi just eelmine või üleelmine nädal vaatus. Sõbranna, kellele julgeb küll 2 last anda, viisime lapse sinna, käisime spaas, ülitore oli siis naised 2 läksime spaasse, kodus tegime teidi, ma panin kõik küünlad igale poole, üli hot oli. No teil on maru muster näiteks ka ja on nagu see ka, et ei ole mingi muster, selles mõttes, et nagu nii, selles mõttes, et ega ma tunnen samal ajal, et jah, me oleme neidest teinud, aga ongi ettevõtte ehitamine, ma töötan, vahepeal ma tunnen, et ma upun ikkagi. Aga see ongi, see on niisugune nagu üles-alla, et mingitel päevadel ma niimoodi, et ma olen kõik käest ära lasknud, aga siis mingi nädalavahetus, kuule, võtame jälle kätte. Ja kõige olulisem sõna nagu jälle, ma arvan, et selle võib nagu kogu elu üldse kokku võtta selle sõnaga, on jälle see paganama tasakaal. Ehk siis sa songlööridki tegelikult kogu tasakaalu pole olemas. No täpselt selline poole liikumine on pidevalt, ehk siis sa songlöörid kogu aeg nende oma suhetega, oma selle lapse suhtega, eks ju, paari suhtega, iseendaga suhtega, eks ju, selle tööga. Sul on kogu aeg pigev songlöörimine nagu käib ja mingil hetkel mingi pall kukub vahepeal maha, siis ole lihtsalt nagu mees ja võtta ta jälle ülesse. Et tõsta ta ülesse, et see on nagu, ma arvan, väga oluline selle nii-öelda
saamise juures, heaks saamise juures, aga su küsimusele vastates, siis mis on nagu kogu aeg kättesaadavad, ongi meie suhteauditi videokoolitus, alustav isa ABC, mis on kättesaadavad, rahaaudit, mis on nagu peredele, et saaks peresuhted ja rahaasjad endal nagu korda, on nagu pidevalt kättesaadavad ja siis uued on meil nii-öelda pikad meistriklassid, mis on nii-öelda, kui sul laps on juba sihuke, no võid ka ennetavalt seda teha, aga ütleme, kui sul laps on juba aasta, siis kindlasti soovitame tulla, on sügisel jälle, nii isadele kui ka emadele on sügishooajal kõige jälle. targem mõte on liituda meie uudiskirjaga, et see on nagu kõige targem, sest et ega uudiskirjaga meil on alati see põhimõte ka, et iga kord me anname sinna mingisuguse kasuliku väikse mõtte, paneme mingi blogi või tulebki sinna podcast'i teavitus, et siis saad nagu nii-öelda, et kui sa nagu uudiskirja saad, siis esiteks me võime seal rääkida, et kuule, varsti tuleb uus koolitus, on ju, aga tegelikult sa saad alati seal mingisuguse kasuliku tera ka, mida oma ellu võtta. Ja rakendada. Täpselt nii. Vinge. Mehed, isad, abikaasad, nii tore, et te teete seda. Ma olen nii tänulik teile ja ma väärtustan seda kõike, mis te räägite nii palju sellepärast, et veel kord, ma tean, millised te olete iga päev elus ja millised jobute vahepeal olete kõige paremas mõttes, et see teebki selle kuidagi nii vingeks, et täiuslikkust pole olemas. Aga iga kord, kui teil need munad maha kukuvad, meil kõigil kukuvad, siis mis eristab teid väga paljudest ja miks teie mõlemad olete mulle väga suured eeskujud, on see, et te kogu aeg valite teha paremini või korjata need pallid nagu maast üles, et ma ju tean kõiki neid mingeid draamasid, mis nagu kodus juhtub ja kui ma jälle vaatan, et mingi asi läks nagu pekki, siis on nii tore näha, kuidas alati sinna tuleb järgi nagu see, et kuulge tead, siis me tulime jälle kokku või me jõudsime selle järelduseni või veel lahedam, te ütlete, et kuulge, et selles kriisis me õppisime nagu nii palju, et see on see kogu aeg valida, jälle teha paremini või kuidas sa, Kristo, enne ütlesid ka nagu, et isegi kui sa solvud, isegi kui vahepeal nagu läheb pentikasse, siis lõpuks sa tuled selle koha peale tagasi, et okei, ma teen seda kuradi papsid.ee, et kuidas ma nagu tahan, et ma saaks koolitusel nagu öelda, kuidas ma selle olukorra lahendasin ja see on üli inspireeriv ja see töö, mis te teete, on nii väärtuslik, sest need keerulised pered, need lapsed, kes ei saa seda toetust, mida nad vajavad, need partnerid, kes ei saa seda toetust, mida nad vajavad, see on meie ühiskonna nagu sihuke nii-öelda alus ja teistpidi see on see, mis me ühiskonda lõhub. Ja kui need kodud korda teha või paremaks, siis me kogu ühiskond saab paremaks. Ma tänan, et te usaldasite mulle täna selle rolli, et veits küsida siis, mis on see teie lugu olnud ja miks te teete seda, mis te teete ja mis on need mõned põhimõtted, mida isad ja emad ja tulevased lapsevanemad saavad siit kaasa võtta. Täiega ja ma tahan sind ka tänada ja tead hoopis teise nurga alt, mida sa praegu võib-olla ei ootagi. Tahan tänada ka selle eest, et te selle Täitsa Pekkis podcasti kinni panite. Sest ma tuletan meelde selle, et kui me papsidega alustasime, siis me tahtsime ju, meie esimene nii-öelda projekt, kuidas me tahtsime nii-öelda tulla, oligi teha Täitsa Pekkis milline paps, 10 episoodi, külalised välja vaadatud, kokkulepped tehtud, meil oli kogu nagu ahel nagu ehitatud, et kuidas me papsidega alustame, et teeme selle podcasti ka nii-öelda ära. Ja te panite pillid kotti põhimõtteliselt tol hetkel mitte päris lõplikult, aga peaaegu nii-öelda lõplikult ja ütlesite, kuule, et sorry, et teil on nüüd tore projekt on siin 10 külalist olemas, aga et parem saate kinni. Ja siis meil ei midagi muud üle, davai, me ei tee siis seda ja panime enda podcasti idee ka nagu riiuli peale. Aga tänu sellele nii-öelda, et ta jäi ikkagi sinna riiuli peale idanema põhimõtteliselt ja sai küpseks siis nagu nüüd sellel hooajal. Tuli ise ära teha. Nii et tuli ise ära teha, kuna Täitsa Pekkis milline paps ei tulnud, siis tuli hoopis papsid.ee podcast ja nii et aitäh sulle selle eest ka veel juurde. Ja mina tahan, Mihkel, tänada sind selle eest, et tegelikult sa oled meiega ühes paadis ja sa ikkagi ehitad seda balanceit, et sellest on retsilt palju kasu olnud väga paljudele peredele. Minule ka, ma ütlen, et mina kasutan igakuiselt, kui kes ei veel ei tea, siis võtke endale Balance'i äpp, kasutage sooduskoodi papsid, sest ma ise seda olen juba ammu küsinud Mihkli käest ja pange endal, võtke endal pererahaasjad ka mõnusalt luubi alla. See on ikka täiega, see annab nii hea selge pildid, sa näed ära, et oh my god, et näiteks kui palju mul kulub väljas söömise peale ja sa saad oma kulusid hakata ja see teeb sinu eest kõik töö ära.
see on nii mõnus, see on nii hea äpp nagu, et sa seda oled teinud, Miku, ja et ma olen sellel teekonnal saanud sinuga koos kaasas olla, kuidas sa seda üles ehitad ja et me oleme sellel teekonnal kaasas, kui sa näiteks kui sa lõpetad Milkarina. ja veel endiselt seda lugu, sinu isaks saamise lugu tahaks ka teiega nagu kuulda, nii et ma arvan, et meie seda teame, aga tahaks tuua ka nagu teisteni, nii et aga seda natukene hiljem, kui sul on nagu esimesed kriisid oled ka kätte saanud, sest sul on lihtsalt liiga lihtne praegu veel. Sul natukene on vaja valukarduga peale, et sa saad need esimesed magamata ööd nagu sellisel kujul. Kohe helista, kui sul on triibuleised käes. Enne käib veel papside meistrireisis ka veel ära. Ja siis on hea tulla. See on hea tulla sul. Ja super. Kas tahad midagi veel jääda enda poolt ka? Ei? Ja. Siis võtame, kui saate kokku, võtame meie. Aitäh teile kõik külalised, et olite meiega. Sulle, Mihkel, suur tänu ka T1 poolt, et sa meiega seda saadet juhtisid, nii et T1-l on sulle mõnus kinkekaart, mida saad siin näitaksin samas Jiu-Jitsus, mis sulle väga meeldib. Just enne Bodycombatisse läheme koos sinuga või? Jitsi. Või on vehklemisse? Mihkel on ikka 4-5 aastat jitsi teinud, et selles suhtes, et jitsi siia samasse klubisse. Malet saab ka teha. Ja teile kohtume nüüd teiega. Tundub, et millal siis? No tundub, et uuel hooajal. Ega me ei jäta jonni. Ja ka seni palun tõepoolest liituge uudiskirjaga, kindlasti seda podcasti jaga kõikidele oma sõpradele, vanaemadele, vanaisadele, õdedele, vendadele ja saada kas või Austraaliasse pudelipostiga. Ja kui sa ei ole, siis nagu palun, sest väga paljud, kes te seda kuulate, ei ole seda teinud, vajutage see telli, subscribe nupp seal selle podcasti juures. Teile on see üliväike pisikene sammukene, aga meile tähendab see väga palju. Nii et tähtsad sellest ka ja kohtume teiega juba loodetavasti varsti. Aitäh teile!